No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood järjekorra numbriga 318 teie ees, laua taga Kristjan Jaak Kangur, tere hommikust. Tervist. Markus Jürgenson, tere hommikust. Tere. Ja mina, Raul Ojassaar. Selja taha jäänud Premium Liiga topeltvooruga nädal, 67. voor. Mängiti ära möödunud nädala jooksul, esimene nädalasisene voor. 10 mängu, ega väga palju muuks täna vist aega ei jäägi, kui võtame need 10 mängu. Siin mõni detailsemalt, mõni vähem detailsemalt ilmselt läbi, aga enne seda, Markus, kindlasti kibeled juba rääkima muid jutte. Mis see vana hea algus, ei, 5 minutit materjali. See, ütleme, siuke viisakusest keeldumine ja siis lähme nagu sealt edasi nii, mikrofon on sul. No ma võin. Küll ma midagi räägin, kui mul midagi rääkida on. Aga kui midagi pole rääkida. Ei, see on õige, suruda ei tohi. Oli nagu kiire, nagu sa ütlesid juba, või mainisid, et jalgpalline nädal, et kõri mulguni vaatasin jalgpalli ja ei saa ju nuriseda, kui nii palju võtti tuleb. Nagu sa ütlesid, juba kõrgliigas meil oli, Premium Liigas meil oli 10 mängu, siis ega sa sinna päeva siis ju muude toimetuste kõrval väga palju midagi muud ei mahuta. No, mulle lihtsalt meeldis eile, sa olid siis laupäeval olid, eks ju, meie ülekandes Levadia Florat kommenteerisid ja siis pühapäeval eile Pärnu Vapruse ja Kalevi mängu ja mulle väga avaldas muljet see, kuidas Debora Saarnak siis ETV mängu järgses stuudios siis tundis muret sinu heaolu pärast, et kuidas siis ikkagi on, et 2 mängu 2 järjestikusel päeval nagu see oleks ja me elasid üle. Midagi väga erilist. Ja no kuidas sul ikkagi see oma rütmi leidmine ikkagi selline? Teil on see kogemus ja all, te mõlemad olete teinud ka ju Viaplay ajast, ma ei tea, 2 mängu järjest. Ma olen isegi 1 kord teinud 3 järjest. Mul on vist 2 korda on äkki 3 mängu järjest, aga 3 järjest on, ütlen ausalt, seal hakkab kvaliteet kannatama. 3 järjest hakkab, 2 järjest on nagu selline mõnus. Sõltub mängudest, aga vahel, ütleme, siis peab olema niipidi, et esimene on jura ja teine on äge. Ja me räägi siis 2 või 3 järjest, et üks päev üks, teine päev teine, kolmas päev järjest, vaid samal päeval, samas stuudios järjest. No, ma seda ei ole kuulnud, kas sa tead, kas keegi on töökangelane on 4 ka teinud teoorias, on ju täiesti võimalik kuskil välisliigades. Pigem vist ei ole, ma mäletan kunagi oli öösel mingid Copa America mängud, siis vist mäletan Tannar Leitmaa tegi küll öösel 3, mis oli suhteliselt, minu esimene 2 järjest tegemine oli ka öösel. Ma neid öösel olen teinud küll ka ja ka 2 järjest, aga 3 öösel niimoodi mitte. Aga 3 on ikka see, et sa juba sealt sul hakkab tunduma, et midagi siin juhtus, sa saad aru, et ei, see ei juhtunud mitte selle mängu esimesel poolel, vaid see oli eelmises mängus. No, see läheb halvaks juba. Teil on rohkem kogemust sellega, aga mina juba tunnen tegelikult, ütleme, me siin Rauliga enne, kui kaamerad tööle läksid ka arutasime, et näiteks kui need EM-id ja MM-id on ja kui need õhtused mängud on, ja kui mulle satub õhtune mäng, siis ma vajan küll ikka, siis sa oled nagu lisaks sellele vaimsele väsimusele tegelikult oled sa ka füüsiliselt kuidagi, ikkagi adrenaliin läheb üles ja õhtul uinumisega nagu pärast hilist mängu on nagu raskusi. See ikka nii ei ole, et lähed koju ja viskad voodisse pikali jääd magama, kui on vähegi okei mäng olnud. Nagu. Täpselt, see oleneb väga palju mängust, sest mul on ka väga palju olnud seda, et ma lähen koju ja jään kohe magama, aga vahel on ka seda, et see nagu kuidagi see mahalaadimine või see emotsionaalne. Minu kogemus on see, et kui sul ütleme näiteks on nagu pikk tööpäev selja taga, siis lähed teed, siis ei ole ka võib-olla see kommenteerimine nagu nii hea ja siis võid minna koju ja kukkuda, eks ole, aga kui see mäng nagu sind vähegi käima tõmbab, siis tegelikult nii peakski olema ka, et sa selle pealt kohe nii 15 minutiga maha ei tule nagu nii. Eks see Debora küsimus oligi ajendatud sellest, et tegelikult Tallinna derbi lõppes ju 9 ajal. Siis oli ikkagi ju nädalavahetus õhtu ka, et aktiviteedid. Sellest oli see ajendatud. Selge, me käisime tantsulkal Deboraga. Ei käinud raunum maha. Ma ei jõudnud kuskile ebarahun edagi. Ei käinud, et oli ju vara minek ja ei, muidugi niimoodi õhtul ja hommikul teeb ära, et korralik uni vahele. Aga meil oli külalisi, nii et siis unetunnid jäid lühikeseks. Et vahest, kui mingid tundmatud inimesed külla tulevad, siis mitte tundmatud, vaid võõrad inimesed külla tulevad, siis tundmatud vaid võõrad, nii. On mitte igapäevased inimesed ööbivad sinu juures, siis nad kipuvad norskama. Ja siis kui 5 ajal silmad lahti teed, siis on kehvasti vahest. 5 ajal sa teed niikuinii silmad lahti, ei või? No 6 ajal ikka. 5-6 ajal.
oleneb päevast. Pool tundi varem ärkasid ühes nagu tavaliselt ja no inimese rutiini lõhuti, noh, see on mõnele on see oluline. No selge, lähme siis mängude juurde ka, meil 6 voor, ma ei tea, kas me võtamegi lihtsalt kronoloogiliselt läbi need asjad ja no ma arvan, et kui viimast vooru nagu selge on see, et me tervist ju alustame, et siis võistkondade kaupa seal saab ju vaadata tagasi ka, sest mul on sama nagu Jürgensonil, et noh, ärme tegelikult unustame, et siin ei ole mitte nagu nädala jooksul 2 vooru, vaid siin on ju 10 päeva jooksul 3 vooru mängitud. Mis oli see 5. voor eelmine nädalavahetus ja 6. voor siis nädala siis? Okei. No alustame jah tervist selles suhtes, et võtame siis selle põhimängu esimesena, te mõlemad olite seal kohal ka, 0-0 see mäng jäi, natuke üle 1100 pealtvaataja läks kirja. Paberi peal rohkem pealtvaatajaid, kui Sportlandi areenal kohti, aga no jah, seista saab seal ka kuskil väljaku ääres. Ärme unustame, et mis ta oli see Kings Cup, eks ole, vist, et neid väikseid jalgpallisõpru oli hästi palju, et kui seal vaadata, siis noh, neid mahtus sinna ühte ritta nagu mitu rida nii-öelda kohati mingites kohtades, hästi äge möll nagu ja ma jõudsin vist äkki mingi 35 minutit või isegi 40 minutit enne avapilet kohal enda kohta nagu harjumatult vara ja juba siis kommentaator, kõik inimesed, jah. Juba siis oli nagu staadioni ümber ja noh, sellist mõnusat melu, mängutunne. See ei ole Eesti liigas liiga tavaline. Kes on käinud, see teab. et see tekitas juba sellise hea emotsiooni ja ega see sai nagu mängu jooksul veel juurde ainult, et noh, naljakas on see, et me alustame siis tegelikult nende 2 vooru peale ju ainsa 0-0-iga. et sealt läheme, aga noh, ilmselgelt see on keskne mäng ja ta oli minu meelest selline täpselt parasjagu derbi, et ka väljakul nagu lolliks ei mindud, samas, eks ole, punase nägime ära, vaheajal ma sain aru, seal tuli ikkagi natukene mõlema meeskonna võtmemängijaid teineteisest kohtunikul peaaegu et füüsiliselt lahutada. Mitte peaaegu, vaid kõige tulisem lepistusapinen siis jah, räägime. No väike ragistamine seal oli. Kätt pidi kokku, keegi maksahaaki kellelegi ei andnud, ei ole korvpalliga tegemist meil, aga ikka nagistati. No jaa, aga olgu selgus huvides ära öeldud, et nad ju on pikalt ka meeskonnakaaslased olnud ja siis lõpuvile järel ikkagi suruti kätt ja kõik, mis toimus, jäi sinna selle 90+ minuti hulka. Ja no mõlemad on ju väga-väga sellised võistluslikud inimesed, noh, alfaisased. No sellised väga kirglikult võitlejad on ju, et see oli väljakul rõhutame siis eriti nagu just alfaisased. Jah, just väljakul, et see oli tegelikult mujal. Ma ei ole kindel, kas mujal nagu öelda, et alfaisane, kas see on väga kompliment. See oli nauditav võitluspaar sellest lahingust ikka. Seda oli tõesti kihv vaadata, et Eesti liigast mulle tihti või ei meenu nagu nii ägedat, nagu just 2 mehe omavahelist sellist miniduelli ühes suures duellis siis sees. Et see oli kihvt ja mõlema mehega ma olen, ma tean nende isikuomadusi, nende iseloomuomadusi ja nende mängiomadusi või mismoodi nad mõtlevad trennis mängu ajal ja nii edasi, et siis see lisas nagu sellele veel sellise lisadimensiooni ja ma teadsin, mis nende sees mõlemas toimub, et see oli selline äge titaanide kokkupõrge. Väravaid ei löödud, nägime seal punast kaarti, Marko Luka eemaldati, nägime päris mitmeid selliseid huvitavaid olukordi ka, see sama lepistu, see käega ühe rünnaku maavõtmine, mis tegelikult oli, mitte päris punane kaart ei oleks olnud, aga kollane kindlasti, mida siis kohtunikud, ükski 4 kohtunikust kuidagi ei näinud. Siis kas ei näinud või siis ma ei tea, kas sa seal saad nagu hinnata seda, et see pall läks reiest vastu kätt kuidagi, kui otsida praegu nagu mingeid võimalikke asju, sest peakohtunik oli väga lähedal. Aga see käsi oli nagu väga kummaline asend oli see, mis seal lõpuks oli, et mul tundus, et Lepistu nagu kuidagi tegi ennast sihilikult ka suuremaks seal, et kuidagi see pall kinni võtta. Ta proovis juba esimese poole lõpus ennast natuke suuremaks teha, aga siis seal läks õnneks veel. Seal vedas kõvasti, et penaltit ei tulnud, sest pall käe vastas käis, aga ju siis nagu vist hinnati nii, et nagu see õlavars jäi nagu selle käe taha, et siis okei. Aga kaua seda vaadati, see oli ka täpselt selline, minu meelest täpselt selline olukord, et kui sa nagu annad, võib aru saada, ja kui sa ei anna, võib ka leida argumente.
täiesti 50-50 olukord. Penaltitest veel saame rääkida täna, no, aga see, lõpuks siis väravaid ei löödud, kuigi Levadia sai siis viimase pool tundi seal arvulises ülekaalus mängida. Oli viik aus tulemus, kuidas teie hinnang on? No kui tablool on viik, siis oli aus või mitte. Sellepärast nad mängivadki, et saada aru, kas on Flora pääses viigiga, Levadia pääses viigiga või oli selline, et... No statistiliste numbrite järgi vaadata variantidega või variandid emma-kumma väraval, siis võiks öelda minu arvates, et Levadia oli ohtlikum ja ei saaks ju väita sellisel juhul, kui Levadia oleks sealt 3 punkti võtnud, ma ei tea, 1-0 võidu, et nad oleks võitnud teenimatult. Aga kui Flora oleks löönud 1-0, siis siis siin on jälle see koht, eks ole, et kui sa vaatad väärid täpselt seda tulemust, mis sa saad lõpuks. Vaata, kui Flora 30 minutit, tegelikult see oli 35 vähemalt, eks ole, seal anti juurde ka kõvasti, eks ole, kui sa üle poole tunni mängid vähemuses ja tegelikult nad ju minu meelest sellest vähemuses oldud ajast esimesed selline 10 või isegi 15 minutit suutsid olla teravamad, ohtlikumad. Ega Kurro Torres ju ka ilmaasjata ei öelnud, et ta ei jää rahule selle aega, kui tema meeskond mängis arvulises ülekaalus. Et seal hakati, kas hakati seal kuidagi rabistama või joosti kuidagi ummikusse oma otsuste ja asjadega, aga minu meelest ei tehtud enam õigeid lõpplahendusi. Et jah, tegelikult see 11-11 vastu aeg seal ju, kui mõtled kumb väravavaht, seal rohkem tassima pidi meeskonda, siis ilmselgelt oli Severt Grünwald, mitte Karl-Andre Valdner. No on ju selles mõttes, et ilmselge on see, et Levadia jättis palju siukseid variante sellistes mängudes ei tule, ta jättis oma need 100% pole olemas, aga need väga head variandid jättis kasutamata ja fakt on ka see, et Floral ju selliseid variante selles mängus ei olnud. Nad ei suutnud tekitada Levadia väraval sellist, et nüüd jäeti kindlalt midagi löömata. Samas Joao Pedro oma selle variandi, kus Luka ebaõnnestunult ta sisuliselt värava vahiga silmitsi lükkas, ära ei löönud Joao Pedro. Aga suures pildis ma just mõtlesin pärast mängu ka, et tahaks kiita mõlemat meeskonda. Et väga tihti ei tule seda ette meie Premium liigas, kus mõlemad meeskonnad on näha. Väga selgelt oli näha, et nad olid valmis selleks terviks, selleks oli tööd tehtud ja väga hästi oli häälestatud. Kõik need sõnumid, mis enne mängu tulid nii mängijate kui treenerite poolt, oli selline, et natuke vihati, et jagatakse küll 3 punkti, et siuke tavapärane, aga samas kumas sealt läbi, et mõlemad peatreenerid on selgeks teinud, et see Tallinna derbi on eriline mäng ja natukene teistsuguse iseloomuga. Aga lõppkokkuvõttes kiidaks mõlemat meeskonda. Minu jaoks oli täpselt siuke paras annus derbit. Jah, natuke ütlesin ka enne natuke üle 1100 inimesi, siis samal päeval toimus Leedus suur kohtumine Kaunase Žalgirise ja Mariampole Sudova vahel. Mängiti Muruplatsil, seal hübriidmuru peal seal uuel Darjuse Kirenase staadionil, mängiti ka 0-0. Pealtvaatajad oli siis 6575. Kõva sõna. Siin võib lugeda, eks ole, et kui mitu tuhat nüüd tulemata jäi selle tõttu, et ei mängitud A Le Coqil. 4-5 tuhat. Saab öelda kohe, muidu oleks olnud. Suvel oleme 3,5 saanud, muidu oleks olnud 5000 kindel. Aga fakt on ka see jälle, et ega meil ju tegelikult nädal enne seda kuskil muru pealt trenni ei oleks ilmselt väga saanud teha normaalselt. Ma isaksin mõtlema, ma ei ole niimoodi uurinud, aga tegelikult TNTK-l ju naistekondis tegi trenni. Tõsi, aga siis oli ilusam nädal neil trenni tegemiseks. Ei, see selleks, ega see otsus ju tehti palju varem, siis ei olnud ju seda teada. Igatahes, ju siis ikkagi võistkonnad said leidsid ka, et... Ei, mul tundub, et keegi ei virisenud peale ilmselt mängukorralduse lisatribüüne ka ju ei toodud lõpuks. Küsisin päev enne mängu personaalsel pressikonverentsil. Aitäh, et korraldasid. Kahju natukene, et võib-olla see jälle mingil määral näitab ka paraku, kus me oma selle Premium liigaga oleme hetkel, eks ole, et teised väljaanded ei tule. Ja see ei ole etteheide neile et ju siis prioriteedid on mujal natukene lihtsalt. Et sa ei saa sealt nii palju materjali, mis tooks piisavalt palju lugejaid. Mängueelsed jutud on alati üsna ümargused, eks ju tegelikult. Et seal isegi, ütleme siin kiitus kõigile 4 mehele, kes laua taga olid, kes vastasid ja rääkisid hästi, ja vaata alati see, et sa saad
vastata alati natuke rohkem, kui sult küsitakse, eks ole, laiendada mõtet, rääkida juurde, et selles mõttes kõigile kiitus, nagu klubid tegid omalt poolt kõik ära, aga ühesõnaga küsisin seal ka siis mõlemad peatreenerilt nagu ekstra, et kas oleks tahtnud murul ja see ei ole nagu koht, kus seal hakata väga keerutama, et seal ikkagi nagu näed ära ka näost, mis näoga seda juttu räägitakse, et Curro Torres on alati öelnud, et tema meelest õige jalgpall käib murul, ühe hispaanlase jaoks ma saan aru, nii peabki olema, aga ütles ka, et praeguses olukorras ilmselgelt see kunstil mängimine on parem ja Konstantin Vassiljev tõi just välja selle, et kus me trenni oleks teinud, et oleks veel üks selline nii-öelda ootamatuse faktor, et praegu nagu neile ka see sobis, et okei, mängime seal, aga kahju muidugi jah, et oleks suur staadion on suur staadion, midagi võrdsed tingimused oleks olnud idee poolest, aga jah, muidugi, mingis mõttes saan ka aru, et nad võib-olla ei taha seda lihtsalt niimoodi teha. See on ilmselt ka vigastusohtlikum. Jah, just see, et sest tagasi ju praegu minnakse ikkagi kunstile veel, eks ole, ja siis oleks nad seda siin ei olnud varianti, see viimased 10 päeva oli ju, siin saas lund ja hommikuti olid väljakud lumised, et siin oleks lihtsalt nende nii-öelda punitatud trennidega mingitel muruväljakutel oleks lihtsalt nii palju kahju teinud sellele treeningväljakule ka juba. Kusjuures ilmast rääkides, mina kommenteerisin siis seda mängu, mis lõppes vahetult enne seda derbit, eks ju, Harju Paide vahel. Mul oli mängu lõpus ikka päris külm juba ja siis ma mõtlesin, et siin üks mäng tuleb veel, et meil oli sama päeva hommikul ju oli lumi maas Tallinnas. Järgmine voor toimus reedel, suur reeden sel nädalal. Ja siis nägin, et kuskil sisemaal lubatakse vist 25 kraadi, et selline nagu vahe 2 vooru vahel on meil. No, ma ei mäleta, mis mäng see oli siin nädalake tagasi või. Kui ma tulin kuskilt, läksin siin, oli jahedam ilm, siis ma teadsin, et mul on õhtul kommenteerimine. Või oli õhtul kommenteerimine. Aga ma toimetasin ringipäeval, siis läksin enne mängu koju, saun sisse, kondid soojaks. Siis tulin kommenteerima ja siis olin mängu lõpus nii läbi külmunud, et pärast mängu ka sauna, et see on siuke nipp, mida on hea kasutada. Nagu sai arutatud, et vaata jube hea oleks, kui see mäng oleks, see derbi oleks toimunud päev hiljem, sest siis oleks olnud soe. Aga siis väga kiired kõik need arutlused mängul nagu jõudsid ka kohe selle punktina. Mõtle, kus päev varem toimunud, siis oleks palju hullem. Nii et väga hea, okei, las olla kuldne kesktee. Lõpuks oli tegelikult ju okei, ma arvan, et vaata põhiline on see, et hea küll, pane ennast soojalt riidesse, tule mängule ja kõik on okei. Et mängijatel oli hea mängida, ma arvan. Mängimise jaoks, ma usun, see oli suhteliselt okei ilm. Ei, kindlasti, ega siin ega mängijale... Poldi vaata väga mingit hullu tuult. Oleme sellest varem ka rääkinud, et ega mängijale on see -5, see mängija saab ikka soojaks, et sul hakkab soe. Et seal kõrval pingi peal olla, pealtvaatajatel on ebamugav kommentaatoritel, mis iganes, aga mängija jaoks ma olen ju öelnud seda, et lörts on kõige hullem asi, mis olla saab. Märjaks on ju, ja siis on külm ka veel. Jah, siis on paha. Lörts on nagu kõige hullem, aga need miinuskraadid nagu jalgpallurid nii väga ei mõjuta. Muidugi kuskil, ma ei räägi siin -20, et sul sõrmed kukuvad otsast ära, aga... No, siin muidugi räägib ka mees, kes ei viitsinud sellega mängu kommenteerimise ajaks jopet selga panna, eks ole, kuigi väljas oli mingi 4 kraadi või 5 kraadi. Karastatud organism öeldakse selle kohta vist. Ei, see on taktikaline valik. Oleks mida juurde panna. Ei, see väga kusjuures jalgpallur, ma eeldan, -20 ei kuku näpud otsast ära, sa paksud kindad juba vahesel panna, aga pigem on ju probleem vast varvastega, sest ega putsatele sa ei pane ju mingid villased sokke sisse või midagi sellist. Jah, no varbad on, jah, et see ei ole meeldiv tunne, ütleme miinuskraadidega kuna putsa on selline jalgpallisaas, mis on hästi ümber jala sul ja suhteliselt täpselt seal millimeetriga paika sätitud, siis ütleme, see on tavapärane, et jalgpallur, kui ta tuleb hooaja ettevalmistusele, siis vahet pole, on seal hallis trenn või õues, siis ei ole sul varbad veel harjunud selle putsaga. Esimese nädala ajaga tekib sul nii suur surve nendele varvastele, et sinna tuleb see üldjuhul suurte varvaste künte alla tuleb veri ja siis tulevad 1,5 kuu pärast sul suure varba küüned maha. Et see on siuke iga aastane siuke küünevahetusperiood, mis on täitsa tavapärane jalgpalluri jaoks. Mulle, ma ei mäleta, kui Lepistust rääkisime, siis oli mõned aastad tagasi mingi mäng Narvas, kui ma küsisin palusin teda mängu järel intervjuule ja siis tuli, ja tulen, aga niimoodi nagu nägu krimpsutades ma küsisin, et
said mingi paugu või mis juhtus? Ei, enne mängu tuli küüs maha, et noh, nii muuseas. Ja, no, ma siis kujutan ette, nagu, et kuidas on mängida 90 minutit. Nagu. Aga ilmselt seal juba läheb... Minul pole elu sees tulnud üksik küüs maha ja see tundub nii rõve asi, nagu, et ma nagu... Aga see on harjumus asi, ma arvan, lihtsalt. Kas ei ole siis nii, või võtad mingid valuvaigistid sisse, et sa saaks üldse jalgpalli mängida? Ei, see on tegelikult, see on jalgpallurite siis mitte kutsehaigus, aga see on täiesti tavapärane. Ragnar Klavan on Eesti seksikam mees ja poseerib seal mingite siniste lillade varvast. Mul on ka näiteks varbad on tegelikult deformeerunud ja nad ei ole kõige ilusamad. Praegu ma just tahtsin küsida, et kas te tahad, et ma näitan, mul on sellised, nad ikkagi on nagu saanud vatti ja see on enamustel jalgpalluritel ja see on meditsiinipersonalil, jalgpallimeeskonna meditsiinipersonali seal arstikotis on tavapärane asi, siuke terava otsaga nõel, ehk siis need esimesed trennid hooaja eelsed. Kui sul tuleb see, suhteliselt kiiresti tuleb sul see veri sinna küüne alla, kuna siis ilmselt, ma siin meditsiiniliselt ma ei oska seda seletada. Isegi kui sul on küüs lühikeseks lõigatud, siis nagu see pealt on siis surve või otsa? No vaat seda ma ei teagi, miks see veri sinna tuleb, aga see... Ma eeldaks, et vaat sa ju pigistad selle putsa nagu jalga siis külje pealt varbad kokku ja see ilmselt... No sa surud külje pealt kokku, pluss sul on... Igalt poolt. Ta surub sulle, aga ma ei tea, miks see veri sinna tuleb. Ühesõnaga, küüs läheb siniseks. Tavaliselt on see suure varba küüs. Ja siis, kui see juhtub, siis on metsikult valus. See on selline tunne, et sul iga südamelöögiga, kus sul pulss lööb, tunned sa, kuidas varvas, eriti pärast mängu näiteks, tunned, kuidas iga selle südamelöögiga varbal on valus. Ja siis on täitsa tavapärane, et lähed, julgemad teevad ise, või siis lähed doktori juurde, ta teeb sulle sellise augu sisse küünele. Pealt? Jah, pealt. Siis tuleb sealt see surve vabaneb, veri tuleb välja küüne alt ja siis sellest hetkest hakkab see küüs siis nii-öelda surema. Ja see küüs enam edasi ei kasva. Ja siis hakkab sul altpoolt hakkab uus küüs hakkab peale, nii-öelda mitte peale kasvama, vaid alla kasvama. Ja siis läheb siuke circa 1,5 kuud. Sa muidugi lõikad ka teda lühemaks seda vana küünt. Ja siis uus küüs lihtsalt surub vana lahti, et ta ei tule niimoodi, et sul on valus, et nagu James Bondi filmis, kus tangidega tõmmatakse küüsi ära, see ei ole see piinamismeetod. Aga see on ka... Eks siis ühesõnaga arsti juurde lähed selle jutuga, kui klassikut parafraseerida, et John, lase veri välja. aga see on jah tavapärane ja siin on ju, ei ole, on ka minu meeskonnakaaslastel olnud juhtumeid, kus tehakse ise, üritatakse see auk sinna küüne sisse teha. Ja ei puhastata ära ja tekib põletik ja sellest on väga suuri jamasid tulnud, et kui sa seal midagi valesti teed, siis on ise kodus trelliga ei ole vaja. Aga see on selles mõttes mõni sadist, talle meeldib seda vaadata, et see hetk, kui sa sinna küüne sisse selle augu teed, siis sealt tuleb nagu ikkagi see, seal on visuaalselt näha, kuidas see surve vabaneb seal ja veri tuleb küüne alt välja. Küüned mustad ja see on täitsa tavapärane. Mul meenus praegu, Raul hakkab näost vaikselt valgeks minema, kohe läheme edasi, aga mul meenus lihtsalt Rasmus Peetson, kes paar aastat tagasi siin samas A. Le Coqil Leedule lõi ka, mis see oli? 19. november. Et ilmselt oli päris jahe juba. Siis küsiti ka, et said seal väravais varba vahele. Peetson ütles täiesti ausalt, ei tea, ei tunne varbaid. Võib-olla sain, võib-olla ei saanud. Et nii ta on. Ragnar Klavan just andis siin eelmine nädal Delfi podcastis antis intervjuu, kus ta ütles, et tal vaikselt hakkavad varbad taastuma pärast karjääri. Sina oled ilmselt natuke kauem mitte mänginud. On siis nagu see sinisus on üle läinud praeguseks juba? Jah, aga tundub, mina enda põhjal võin öelda, tundub, et mul on nagu ikkagi jäädavad kahjustused seal varvastel ja küüntel, et ütleme 10 küünest, kui me paneksime siin jalad lauale ja võrdleksime, siis me võime teha mõnikord selle, et sotsmeediasse näiteks, et me paneme kõik oma varbad, ainult varbad on pildi peal, siis me küsime inimestelt, et mis sa arvad, kelle varbad need on? Jah, et minu omad tunneb ära, mul on tegelikult nad nagu kõverad ka, et nad on juba nagu kasvanud nagu viltu, et palju see 20+ aastat nagu külje peale viltu või nagu kronksu? Külje peale vilt, ma võin pärast näidata, et võite pildi panna, kui tahate. Jürgensoni meditsiini. Aga nagu ilma naljata, et tegelikult jah, seal mõne ajaga need küüned taastuvad, ehk siis nad ei ole enam nii sinised,
aga noh, kui ma nüüd enda jalgadest räägin, siis tänaseks päevaks on jah, et mulle tundub, et mul on jäädavad kahjustused nagu varbaküüntega, et ega nad niisugused normaalsed küüned nagu tegelikult välja ei näe. Kui tahate olla see jalamodell tulevikus, siis ärge jalgpalli mängige, moraal. Nii, aga teeme siis kiiresti edasi, meil on umbes 10 kuulajat ilmselt jäänud praeguseks. Ülejäänud minestasid, tahad öelda? Või panid nagu suurest õõvastust selle asja kinni. Käib asja juurde, see on jalgpalli osa ja jalgpallurid saavad väga hästi aru, millest ma räägin. Tegelikult on see huvitav jah, sest et see on asi, millest ei räägi ju keegi. Hobijalgpallurid üldiselt ka ei puutu kokku. Minul on, kui ma putsaga mängin, mul ei ole niimoodi, mul on, ma ei tea, pool numbrit on see suurem, mul ei teki sükst muresid. Ja ma võin tõmmata, eks ole, jalga seal ka number väiksem, aga et siis ma võtan ta paari tunni pärast ära maksimaalselt ja siis... Aga jalgpallurid ka ei ela nende putsadega. No jaa, aga siis ma mõtlen, et ma ei lähe siis järgmine päev uuesti ju enamasti, eks ole. Samamoodi päevast päevaks või 2 korda päevas, eks ole. Ja siis, kui imestatakse vahel nagu ka seda, et kuidas jalgpalluritel ei ole seda, et kas ei ole moetunnetust, vaata mehed käivad ringi, eks ole, et sokk on jalas ja siis on see plätu on ka nagu, eks ole. Seda Klaavan ka ütles, et äkki see aasta saab nüüd randa minna nagu. Aga nad käivad just, kui nad käivad igal hetkel nagu, et miks sa ei pane mingit, nad käivad isegi mingitel väikstel jalutuskäikudel käiakse tihti plätud on jalas, eks ole, et nagu ka, et miks sa nagu tavalist mingit ketsi ei pane, aga sa ei taha suruda seda, aga selgelt kuskile. See on nagu selles mõttes, et sa pead ei, räägime lõpuni siis, mis hull asi. Ja see sõltub ka su sellest putsa valikust, kusjuures sa pead leidma endale selle õige putsa, sest et enda näitel ma võin ka võtta, mul oli 2 ühesugust mudelit, see on Nike Vapor ja siis oli see Nike Vapor Superfly, ehk siis üks on siis madala äärega putsa, ma ei tea, ilma sokita, ja see Vaporfly oli siis sokiga, ehk siis see nii-öelda see, kus kõige tekstiilist osa on nagu kõrgem. Kõige nii-öelda turskem mudel siis. Tekstiilist osa siis siin niimoodi. Just. Ja võtsin üks mudel, sama number, ja ilma selle soki osata, putsaga mängimine oli absoluutne piin. Ja võtsin sama numbri, lihtsalt selle sokiga mudeli ja sobis väga hästi, et seal on vaja ka natuke kogemust, et leida endale see sobiv jalatus. Kuidas me siia jõudsime? Ma küsisin korra selle külma ilma ja varvaste kohta ja siit tuli mingi 10 minutit sellist süvaanalüüsi ja kulda. See on selline asi, mis jääb varju tavaliselt. Ja see on, muidu me vaatamegi täpselt, eks ole seda, et ei saanud ikka ära lõpetada seda. Et mis glamuur ja värk, et see on reaalsus. Olgu siis, kes tunneb huvi, tahab pilti, siis DM. Nii, Flora ja Levadia mõlemad mängisid ka nädala sees. Mingi varba sait oli ju... Lõpeta ära. Okei, lähme edasi. Sinna tõesti nüüd paluks minna teema. Mõlemad võitsid siis 2-1 Levadias Kuressaaret ja Flora Tammekat. Võib-olla räägime sellest Levadia Kuremängust, see oli natukene sellisem piiripealsem kui siis Flora mäng, ehk siis Sportlandi Arenal Levadia sai 2-1 võidu ja ikkagi päris hilistest väravatest, ehk siis Kure juhtis seal päris tükk aega, suurem osa mängust juhtis ja siis Levadia sul lõpus suutis ikkagi kaks tükki ära. Mulle meeldib see Levadia hoiak tegelikult, et vaatad, et pääsesite ja kõik viimasel hetkel lõite värava ja alustasite 5-0-ga hooaega, et kas nüüd läheb nagu kõik allamäge ja kogu see Levadia leer on nagu süke, et võitsime ju. Millest sa räägid? See emotsioon seal pärast seda võiduväravat, see oli ikka päris märgiline. Ja tegelikult selles mõttes igati loogiline, see ei olnud nüüd nii, et pigem, eks ole, Kuressaare esimene poolaeg oli konkreetselt minu mõelest küll nii, et paar korda oli nagu veel võib-olla variant, et midagi juhtub äkki. Tegelikult see oli Kuressaare ainuke võimalus esimesel poolel. Lõid ära, kiitus, juhtub vahel, jalgpall. Ja vaat seal Levadial jagus lõpuni välja seda kannatlikkust ja oskust, kruvi keerata, otsida ja lõpuks leida üles. Mis on Kurra Torrese juhendatava meeskonna tunnusmärgiks olnud kogu selle aja, kui ta siin eesotsas tegelikult on olnud, sellepärast et ei jäänud ju silma mingisugust paanikat, aeti nagu tuimalt oma asja edasi ja tehti tegelikult jällegi hea mäng oli. Ja eksiti nagu selle vastu, kas oli Tammik. Et ma eeldan, et seal enne mängu, kogu austusjuures Kuressaare vastu, nende ainukesed variandid sellistes mängudes olid
on ja tulevikus ka jäävad standardolukorrad, nurgalöögid, karistuslöögid äärtelt, pluss pikad audid. Või järgmisel juhul lipp saab jooksu kuskilt kellegi eest, aga seda lõpuks tegelikult tuleb need ette. Ehk siis seal kindlasti sellises Kuressaare vastu mängides rõhutatakse see üle. Palun vältida võimalusel vältida lihtsaid vigu ümber oma kasti, et mitte anda neile võimalust seda palli lihtsalt kasti viia, kus siis võrdsustuvad need tasemed nii-öelda teisel korrusel. Ja selle vastu, mis selle Kuressaare oli ma vaatasin statistikat, 2 lööki, 1 raam. 29-3 olid peallöögid. Levadia kasuks nurgalöögid 15-2, väravahitõrjed 0-12. Selles mõttes, et ja Levadia mäng oli, okei, see oli Nõmm tegi muidugi ka imemängu, aga sealt hakkab see asi hargnema, et oli see vist Tanel Tammik jälle, kes seal nurgalippu juures täiesti, mitte vajalikus kohas selle vea tegi, tulid senderduskasti sealt reboundid ja siis muidugi pandi ilus mammu sinna, tuli ka hea löök välja, aga nii see on. Okay. Tegelikult ju Levadia tegi, nad tekitasid võimalusi, nad hoidsid palli, neil oli loogilised käigud. Ja lõpuks ongi siis see, et see Edgar Turi värav, natuke õnne ka, et pall peaaegu nagu aegluubis veeres kuskilt sealt meeste vahelt sirutati ühelt poolt, sirutati teiselt poolt täpselt pallist mööda. Aga samas, esiteks, kui sa suunad tagumisse nurka niimoodi, kas see on õnn, ja teiseks, kui sa teed peaaegu 30 peale lööki, siis see on selline väljateenitud nagu sportlik õnn, eks ole, et lõpuks tõenäosusteooria ütleb, et üks selline ikka sisse ka läheb. Nägite seda laia naeratust pärast lõpuvile Kurro Torrase näol või? Seda oli jumala kihvt näha. See emotsioon, mis oli Levadia, Kurro Torras tavaliselt on... tähistati seda võiduväravat ja kuidas pärast ka... Muidugi see ongi, aga tavaliselt Kurro Torras on kuidagi õle tõsine on ta alati. Et nüüd ma hästi tore oli näha, et mehel oli ikkagi väga lai naeratus oli suul. Need on ju mõnes tulevad võidud. Need on ju ikkagi magusamad võidud kui need 5-0, eks ole, kus sa esimese poole järel saad aru, et kui me täna mingi täieliku lollusega hakkama ei saa, siis see mäng on käes. Aga Kuressaarest oli kahju, sellest tabeli viimane võistkond versus esimene ju tegelikult oli see mäng ja Kuressaar tuli pool tundi, mis minutil see esimene löödi, esimese poole keskel kuskil, eks ju, pigem isegi alguses on ju. Ja sealt nii pikalt olid võidus kinni tegelikult liidri vastu võõrsil ja siis lõpuks ikkagi sul jääb pikkude vahele. 30-ndast 80-ndani oled ikkagi eduseisus, siis see on nagu päris pikk aeg. Ja Kuressaare tuli ju ka mängude pealt, kus neil oli iseendale väga palju tõestada. Tegid nagu väga tubli partii, kui me nüüd hüppame tegelikult siit juba Kuressaare järgmise mängu juurde Nõmme Kaljuga, siis võib vist sellest ka rääkida, sest need tegelikult nagu lähevad kokku mõnes mõttes, et seal Kuressaarele sai saatuslikuks täpselt muide seesama, et neile endale see, et standardite ajal või isegi standardite, vaid kõikides olukordades keskendumine. Mõlemad väravat olid pärast seda, kui järjekordselt väga hea mängu teinud Nõmm oli tõrjunud ja siis jäädi kuidagi nagu unelema. Esimese puhul Nikita Ivanov lõi peale, Nõmm tõrjus jalaga, pall põrkas kõrgele õhku ja siis lihtsalt vaadati seda palli. Ivanov vaatas ka, et okei, kui te ei võta, ma mängin siis. Oodati, et pall kukuks sealt pea või jala peale, Ivanov hüppas õhku, lõi ära lihtsalt. Teine värav samamoodi, Nõmmelt väga hea tõrje, pall läks äärele, sealt tuli tsenderdus, kui Guillerme pääseb tsenderdama, siis seda tuleb praegu hooaja algust vaadates võtta, kui paratamatust juhtub ikka, aga see, et keskväljalt rünnaku algatanud Kristjan Kask, tuleb sükse rahuliku mõnusa sörgiga, vaatab kasti taga, kuhu sättida ennast, kus on ruumi, tuleb 2 keskkaitse vahele ja lööb sealt rahulikult peaga ära viie kasti joonelt. Jällegi selline uinumine. Ehk vaadati, olukord on läbi, nii, mis see äärekaitse seal nüüd teeb ja magati mehe liikumine täiesti maha. Ehk kuniks Kuressaare selliseid vigu teeb ja ütleme Kalju vastu neil ikkagi endal oli šansse ülivähe. Kalju oli samamoodi, kannatlik. Ootas ära oma võimalused, esimesel poole neid väga palju ei tulnud, korral jõudi posti, rohkem väga midagi ei olnud, mängiti Guillerme peale, võib-olla isegi natuke nagu liiga palju, aga teisest küljest, kui sealt on kogu aeg oht õhus, siis miks sa ei peaks sinna mängima. Ja teisel poole need võimalused tekkisid, löödi ära ja olemas, et Kuressaarel ikkagi 7 vooru järel 6 kaotust. Need, ja nende jaoks omakorda jällegi sellised kaotused on kindlasti väga palju valusamad. Et sa tead väga hästi, et sa teed ise lollusi. Nõmm ka ohkas selle Kalju mängu järel, ütles, et me keskendume nagu nii hästi, me teame, me oleme valmis mingiteks asjadeks, ja siis me laseme sellised
üksikud vead sisse, sealt lüüakse meile 2 ja see mäng on jälle läinud, et sealt saab tagasi. Kuressaare puhul tuletan meelde, nad ühe korra juba suurele võistkonnale sel hooajal on ju viimase minuti väga valusust väravast kaotud, mis oli vaata, et veel valusam see Paide mäng, kus nad ju ise lõid viigivärava ja siis lasid endale kohe vastu. Ja tegelikult neil on ju veel ka, kellelegi nad kaotasid veel niimoodi, Harjule kaotasid ju ka üle minutite väravast, et noh, kui sul tuleb ikkagi siin nagu 6 vooru peale 3 sellist lõpp ära Levadiale ja Paidele nad kaotasid viimasel sekundil. Mõlemad mängud. Sisuliselt mängu viimane löök, eks ole, et noh, siis see hakkab ikka natuke sööma ka juba, midagi ei ole teha. Jah, no Florast natuke rääkisime, Flora 2-1 Tammeka või Tammeka Flora 1-2 oli ka seal nädala siseses voorus. Mulle tundub, et Flora oli tegelikult nagu parem, kui see skoor lõpuks näitas, et seal võib-olla see penalti löömata. Jah, penalti jäeti löömata. Noh, Tammeka läks seal küll juhtima, Koskor lahendas kenasti ära, aga Flora... See lahendas kenasti ära seda söötu vaata, mis seal tuli. See oli, kes see antis selle Koskorile esimese värava söödu? Ugeri. See oli Kevin De Bruinelik. Väga kihvt sööt või väga vinge sööt. Aga seal Flora oli ikka mänguliselt üle selles mängus. No oli üle, aga seal oli märk, noh, seal muidugi palju õnne 3 punkti sealt Tartust, ega seal oli lihtne võtta sealt Sepastaanilt. Aga noh, seal mingid asjad on nagu, kui me räägime nagu mingist kogemusest või asjast, siis noh, seal on vaja, kui tahta nagu kõrges mängus olla, siis see sama Tammeka esimene värav ei saa seda lubada Flora-suguse meeskonna mängijad, et tuli seal palli kaotus ja sellel hetkel need 5 üleval olevad mängijad, et nad ei keera nägu oma värava poole ja ei keri 110%-ga tagasi, et seal jalgpall ei anna seda andeks, kui sa korraks seal lased jala sirgu ja mõtled, mul sõber läheb. Et seal on vaja ikkagi kohe ümber lülituda ja tagasi joosta. Ja lisaks veel see kogemusest rääkides näiteks oli see 88 minutit 30 sekundit oli kellal, kui selleks hetkeks Flora juba juhtis 2-1 ja oli vist Kaares, kes oli vahetuses sisse tulnud paremalt äärelt 88-30 paremalt äärelt tuli sisse, läks löögile, Tammeka väravast vist püüdis pikk ette, siis tuli pikk Audi variant Tammekale, mis jäigi tegelikult selle mängu lõpus selles ainukeseks variandiks Tammekal. Ja samal hetkel 91-30, kui oli kella peal, siis teises äärest sarnases olukorras Markus Poom ei võtnud seda otsust, et läheb kasti, vaid liigub nurgalipu juurde. Ja seal, need ongi need kogemused, mis võivad mingil hetkel kuskil otsustavaks saada, et 88-32 eduseisus ükskõik millise meeskonna vastu ei ole vaja sul seda 3. minna lööma. Et siis sellel hetkel sa mängidki tulemuse peale. Ja sellised sõnumid on vaja ka nendele, ütleme, nooremapoolsetele Flora mängijateni toimetada, et olla pikas sõidus edukas ja mängida võidu peale. Kus mind vahel jubedalt häirib, kui on selline samasugune olukord, nagu sa kirjeldasid, sa vastane on täiesti kõik jõudründesse viinud ja sa saad nagu väga hea võimaluse minna värava peale, ütleme, seal on mingisugune 30%, et sa lööd värava nagu sealt. Et miks sa siis ei lähe lõpuni, siis tegelikult, kui sa lööd värava ära, sul on asi korras. Millest sa räägid? Ma seda Kaares olukorda niimoodi ei mäleta, et seal ilmselt ei olnud päris niimoodi, et sul on nagu värav on täiesti valla ja lähed 1-1 või midagi sellist. Ei, see oli tavaline rünnak. Et lihtsalt vahel näeme seda, kuidas tegelikult on nagu ülihea rünnaku võimalus, anna see 1 sööt ja sul on teine mees on 1-1, aga selles mõttes sa lähed pöörd ümber, lähed nurgalipu juurde palju hoidma. Peadki tunnetama, eks ole. Mõni nagu, mind ka vahel ajab nagu marru see, et mine löö see 1 ära, see mäng tehtud. Puhas protsendimäng, nagu, et kui sa lööd siit ära, siis sul on nagu asi täiesti korras. Ei, enamus korrad see võib-olla õnnestud, aga siis tuleb see 1 kord sisse, kus sa lähed kas või 2-1 vastu, sul on 1 kaitse ees, sa lähed enda ja meeskonnakaaslasest ründajaga tema vastu üritad mängida, aga väravt püüab kinni, paneb ette, sa oled kohe, 1 mees on sul vähem taga ja lüüakse viik majja, siis võib ka niimoodi juhtuda, et sa lähed nurgalipu juurde palju hoidma, kaotad selle palli ära kohe ja tuleb samamoodi vastu. Oleme ausad, lõpuks me jõuame nagu see Marko Kristalli kullafond, eks ole, kui Eesti Hollandiga mängis ja Kristalli tuli see Tafka pomm ehk peale löök külje out ja siis ta selgitas väga ilusti ära selle, ütles, et mõtle, kui ma oleks Vandersaarile sülle löönud, saatuks siuke kontra vastu tulnud ka. Et siis saad nagu kogu aeg turvaliselt mängida, eks ole. Ja kunagi Aleksandr Rogits tegi meile selle Levadias nagu väga selgeks, et kas me vist isegi kaotasime punkte Narvas või midagi seal juhtus. Et 2-1 pealt, kas oli
Podjavassjuk läks tsenderdama või mis seal oli ja oligi väravt püüdis tsenderduse kinni, ette mängisime viiki äkki. Ja siis see tehti ikka nii selgeks, et see oli selgem kui ükski teine asi maailmas sellel päeval. Ja edasise loo ajal selliseid asju nagu ei tulnud. Ei siin on vahe nagu et kas sa lähed paned sinna meeste summa palli, eks ole, või see on tõesti see, et sul on kolmekesi ühe kaitse vastu, eks ole, ja sa võid, et nurgalipp on ilusam, ma lähen sinnapool. Aga Tammeka puhul on muidugi see, et mis ikkagi tabelisse vaadates silma torkab, et 7 mängust 1 võit ehk 4 punkti. Samas muidugi arvestame seda, et Tammeka esimese ringi 2 viimast mängu olid... Neil tulevad nüüd Laagri ja Kuressaare. Laagri ja Harju ja Kuressaare. Et ma ei tea, võtad ilus kirjutada kohe tabelisse, aga võtad näiteks sealt, ma ei tea, kas või 4 punkti, eks ole, on 8 esimese ringi järel pole hullu midagi nagu. Otseselt... ma ei tea, hullu pole, aga nagu hästi ka tegelikult ei ole. Hästi ei ole. Puhul võib-olla 10 punkti selle 9 mänguga, enam-vähem siuke üle 40 punkti. Palju on teil minu aeg punkte teenisid, kohe ma ütlen sulle. Ma öelda, aga arvestades seda, et... Ma võin ise öelda, 42, umbes sama rütm. Aga algus on ikkagi nagu viimaste aastate halvim vähemalt, seda võib nagu öelda. Faktiliselt jah, mingi 5-6 hooaja halvim. Tammeka on ka üldiselt olnud võistkond, kes alustab hästi ja pigem vajub teis pooles ära nagu kuidagi viimasel ajal traditsiooniliselt. Mänge nagu nüüd eraldi vaadates, kaotasid nüüd ka 1-2 Narva Transile, et midagi nagu tohutult hullu ka ei ole nüüd jälle. Tammeka Transi peale lähme siis sealt üle niimoodi, et me kuidagi põrkame need erinevate mängude, erinevate voorde vahel. Ma ütlen ausalt, seda Tammeka Transi kohta ma ei oska nagu eriti midagi öelda. 1-2 mäng oli. 1-2 ja lähme edasi. Mulle, mis minule hakkas sealt silma, oli, ma vaatasin ka tervet mängu näinud, ma vaatasin Tippetki esimene värav, kui läks Trans juhtima kõigepealt oli niimoodi, eks ju? Jah, minu mõelda. Trans esimene värav igatahes. Jah, Pašer viigistas seal penaltist. Just. Ehk siis Kabore tuli ääre pealt sisse, Viidas küsis söötu, ei saanud. Kabore lõi ise peale, väravat tõrjus Viidas lette, Viidas lõi ära, eks ju. Siis, mis minule hakkas silma, sellise, ütleme, harrastus kehakeele asjatundjana, väga teravalt panin tähele, kuidas Kabore absoluutselt ei tähistanud seda väravat koos Viidasega. Ehk siis kogu ülejäänud võistkond tuli Viidas õnnitlema, Kabore võttis selle palli väravast ja virutas selle nagu frustratsioonist lihtsalt keskväljal tagasi. Ja ei olnud seal üldse teistega koos. Ehk siis vaata, kui me nägime ka, et ühe mängu ta jäi üldse pingile, korras tuli vahetusest viimasteks minutiteks. Arvestades seda, et kui nagu ta võiks olla ju see, kes pakub seda ekstra kvaliteeti seal Transi rünnakul, et tema mänguaeg võib-olla, algus oli mängukeeld, aga see selleks, et ei ole võib-olla olnud nii suur, kui oleks võinud kvaliteedi pealt arvata, et võib-olla seal see olukord ka natukene võib-olla andis vihje, mis seal nagu tegelikult siis võib taga olla. Ei tea jah, pärast sai värava kirja ikka, nii et äkki... No ja siis tähistas seal kaamerasse äkki seal siis päris niimoodi üksinda kuskil bussi tagaistmel ei sõitnud, et rääkis teistega ka ikkagi bussis juttu teil Narva. Aga jah, ei tea. Ilmselge on ka nagu see, et kui seal midagi sellist on, siis kui peatreener on Roman Košuhovski, siis see mees sul täpselt istubki, ükskõik kui hea ta on. Ei mõtlengi, et ühe mängu ju istuski või näiteks vahetusest sai vist sisse. Seal oli see ka, et seal võis olla ka see, et sul või ma ei tea, kui palju see oli, seal oli 5 välismängijat oligi algkoosseisus olemas, et kui ta oleks teda ka pidanud panema, siis oleks pidanud kellegi välismängijatest välja vahetama, aga kui sul on isegi Transis sul on 5 välismängijat, siis Kabore on selgelt ju top 1-2 nendest, eks ju, et võtad kellegi teises pingi peale. Jah, seal oligi see Harju vastu mäng, kus 5 tükki alustas ja siis Toke vastu ta sisse vahetati. Aga jah, näis. Ühesõnaga Kabore, selles on sul õigus, et Kabore ikkagi tundub olevat Transi üks selline teravam või parim relv. Et kui nüüd see mees ka hoo sisse saab, siis tasub seda Transi täitsa huviga vaadata. Ilmselt, me oleme sellest tema personaalküsimust siin ju varem ka puudutanud, et tegemist on kindlasti hea mängumehega, aga vaadates kas või neid kollaseid kaarte, punaseid kaarte, seal midagi on nihkes ja tahaks arvata, et nii klubi kui ka eelkõige Kosuhovski peatreenerina siis tegeleb selle probleemiga ja see ongi nagu keeruline koht, et sa ei saa nagu mängijat teha nagu 180 kraadi teistsuguseks, kui tema see loomus on. Sa pead seda arvestama, et tal on mingisugused eripärad, igal mängijal on mingi oma eripära ja hea treeneri tunnus lõppkokkuvõttes ju ongi see, et kuidas ta suudab nendest eripäradest aru saada, aga teha tekitada selles jalgpallurist tunde, et ta on
et ta rohkem kasutaks oma positiivseid asju, millega saab olla meeskonnale kasulik ja kõik selle siis ühtseks selliseks kompotiks segada, et ühe puuga nagu 25 jalgpallurit lüüa ja siis loota, et sa oled edukas, siis see on nagu väga keeruline. Transil ma vaatasin järgmised 2 mängu on Kalju ja Vaprusega nüüd siin esimese ringi lõppu, et 2 meeskonda, kes on täpselt tabelis nende järel, ehk päris hea võimalus nagu tõmmata see Kalju Transi mäng on päris see tuleb päris kõva mäng, sest et seal võivad olla võrdsete punktide peale. Nagu Trans selle peaks võitma näiteks, siis on 6 punkti vahe. Siis on 6 ja siis ütleme, siis ikkagi nagu vaatad, et hakkab vaikselt siin esinelik eest ära minema. Eristuma siuke esinelik natukene juba jah, tegelikult. Aga noh, see ei ole Kaljut võidnud Trans, aga noh, see on teoreetiline jutt. Kaljust rääkisime ka, eks ole, et vaata, kui halvasti neil on ja nende jaoks ju hea nädal. Jaa, aga no lihtsalt selle Tammeka Transi lõpetuseks, Basher eksis seal penaltil, lõi reboundi ise sisse, aga päris huvitav statistika sel hooajal Premier League'is penaltid 16-9 ainult sisse löödud, eks õrnalt üle 50%. Sapi on siin 2-0. Floral on 3. Floral kokku 3-0, Kaares ka ühe korra eksis, et päris kui me siin Jürgensoni meditsiiniminutid juba tegime, siis äkki nagu avad mingisuguse õpitoa, et sa nagu elus mõne penalti sisse oled löönud. Ei no üldiselt ma olin enamus siis. Aga tugev löök ristnurka on üldiselt, mida väravad ja räägata. Plönne on nagu palju on minu meelest. Ma nüüd ütlen väga ebaviisaks sõna, aga on nagu siuksed, küll on, üle on ka siin löödud, eks ole, kõik, aga siuksed kesiseid penalteid nagu. Lööd tugevamalt natuke. Ja täpsemalt. Selline. No, ainult selle peale ei saa ju lootma jääda, et väravat hüppab teisele poole. Meie ekspertid. Või saab või? Ei, no ei saa. Me oleme seda ju lahanud siin ka, et kuhu on kõige kasulikum lüüa. Aga seal, kui riskialdis sa oled ja siin on erinevaid lähenemisi nendele penaltitele ja ma ei saa ju kõigi eest rääkida. Mina, nüüd tagantjärgi ma võin öelda, et ma olin suhteliselt hea protsendiga penaltilööja. Eksimusi mul tuli kas 2 kõrgliigas, 1 Euroopas. Kokku siis, ma ei tea, palju ma lõin neid 30 äkki või. Aga mulle sobis niimoodi, et nagu ma olen seda rääkinud, et ma valisin kas eelmine õhtu enne magama jäämist ma enam-vähem teadsin üldjuhul, kes mul vastas väravas on, et siis ma käisin peas läbi, kas ma olen talle nüüd hiljuti löönud, mis tema võib mõelda, kuidas mina võiksin mõelda ja siis ma valisin, ütleme, üsna varakult selle koha, kuhu ma löön välja. Et ma mingid eraldi nagu nüüd võtsin pallid, läksin staadionile ja tegin nüüd penalti trenni, sükst asja ei olnud, aga pärast trenni ikka harjutada sai, aga mul oli jah, et ma tegin selle otsuse ära ja siis jääb juba tehnika taha, et kui tugevalt, kui kõrgele sa lööd, et need plönnid pahatihti ongi see ongi selline karm koht, nagu Kristjan Jaak ütleb, et plönn, aga oleks sellel hetkel väravaht otsustanud teisele poole hüpata, siis oleks kindel penalti. Aga loomulikult, et mida rohkem jõudu sa rakendad, mida üles või poole sa sihid, seda suuremaks muutub see tõenäosus, et sa eksid. See on nagu ristnurka panekuga, eks ole, et paned sisse, vaata, kus on julge mees ja kui lööd sealt napilt üle, siis öeldakse, et loll, et miks kindla peale ei löönud. See on see, et kui sa kõrvalt vaatad, siis jalgpallur, kõik targad. Elukutseline jalgpallur, kes sa päevad läbi muud ei tee, kui jalgpalli mängid, see ei ole ju tegelikult raske asi lüüa penaltipunktilt pall ristnurka võrdlemisi tugevalt, aga seal tulevad igasugused närvid ja asjad ilmselt mängu, mis ju hakkavad seal mõjutama. Jah, trennis sa võid ju, ma usun, et see ei oleks midagi eriskummalist, kui sa trennis paned 10 penaltit, panedki kõik naelutad kõps ristnurka. 10-10, nagu vabavisked. No mõtlen, jah. Ei ole ju eriline, ei oleks midagi erilist või oleks või? Ma ei tea, trennis isegi. Ma ei räägi Declan Rice'i ristnurgast, vaid niimoodi, et see väravat kindlalt ei ulata. Sisse, et nagu värava välja ole variant. Ütleme, lööd 10-10 ära. Sul vastas on, ma ei tea, Valner on seal väravas, kes ka oskab tõrjuda, eks ole. 10-10 on isegi trennis ka ikka väga hea tulemus tegelikult, et kui 10 penaltit järjest Valnerile. Pigem on keeruline ülesanne. Mis see statistika on? 70+% või? Ma olen kuulnud 70% ja olen kuulnud ka 80%. Ehk siis loogika ütleb, et sa lööd 7-8, siis 7-8 lööd ja 2 tuuaks ära. Aga see on mängus, jah? Eks sealt võib pane siis natuke 5% juurde, ma arvan. Sinu see saldo 31-3 kuulsa jalgpalliportaali andmetel on ikka päris okei siis. Jah, mul on meeles ka need. Ma räägin, ava see õpituba või mingi asi. Jah, et
No nagu need, ütleme, lõpetanud mängijad annavad mingid, Kossus on eriti, Hakim Olajuwon seal annab neid post-move'ide õppetunde NBA mängijatele, sa pead siis hakkama penaltid õpetama näiteks. Sinu parim omadus jalgpallurina või? Ei tea, kas oli, aga no, üht-teist muud oskas ka, ma arvan. Ei no mõtlen, aga mida sa oskad kõige paremal tasemel? Kui ma esimest korda, kui mind kunagi Sergei Ratnikov penaltilööjaks pani, oli see TVMK-s või? Siis ma lõin, siis mul oli kindel, siis ma lõin kõik penaltid ühte kohta. Aga siis polnud veel nii palju neid teleülekandeid ja siis mingid analüüse polnud, siis ma sain niimoodi teha. Ma lõin kõik sinna paremale alla siis küll, aga kõik penaltid, mis ma too... Kostja Vassiljev lõi ka niimoodi koondisest mingid aastad seal 2008, 9, 10, 11. Kui see äkki sinna alla nurka nagu, okei, kui see nagu iga Kostja lõi pealsega tegelikult ka penalteid vahe. Ta lõi alati lõi, täpselt parema jalaga lõi sinna vasakule alla. See on kõige mugavam koht, kuhu lüüa tegelikult parema jalaga. Ma olen mingit ka uurimust lugenud, et see on kõige nagu loogilisem koht, kuhu lüüa. Et umbes, et mis see nagu, kui sa oled väravvaht, et kuhu sa nagu peaksid hüppama, kui sa ei tea, kuhu vastane lööb, või sa ei tea tema profiili, on ju. Et kui ta lööb parema jalaga, siis sa pigem hüppad nii-öelda, hüppadki niimoodi enda poolt paremale, vasaku jalaga hüppad pigem teisele poole. Nojah, seal hakkavad, see on huvitav, see penalti asi on huvitav, sellepärast, et ma natuke ka lugesin neid asju, et kuidas seal on, et mida väravaht vaatab ja seal oli üks teooria, mis mulle meeldi jäi, oli see, et väravahi poolt vaadati, siis sa pead jälgima lööja puusa asendid, ütleme, väga vahetult enne lööki. Ehk siis, kui sul on palli suhtes puusad on nagu palli kohal, niimoodi palliga paralleelselt, puusad just, siis lööd sa suure tõenäosusega selle palli lööja poolt vasakule alla nurka. Aga see ajaaken on hästi väga viimasel hetkel. See nõuab päris kõva harjutamist. Ja sellisel hetkel, kui sul on löögi momendil puusade asend on palli suhtes nii-öelda siis lööja poolt vasakul pool, siis sa lööd paremale poole lööja suhtes. Tundub hästi loogiline, eks ole, et füüsika. Aga see ajaaken on seal hästi väikene, aga mingi süüke teooria, ma mäletan, et kuskilt mult kunagi silma jäi. Et ega ilma asjata, me naerame küll, eks ole, et võtta, kes siin nüüd tipivad ja teevad neid stoppe nii palju, kui vähegi reeglid lubavad, eks ole, siin alles Inglismaal vist karikasarjas oli see, kus mees proovis edukalt, eks ole, niimoodi penaltit, pani palli paika, siis viis jala taha ja lõi ära, nagu kõik tehtud. Et vile oli antud, võis lüüa, eks ole. Ei mingi too jooksu, ei midagi üllatas väravahti, sellega lõi sisse, eks ole. Et see on jah läinud, eks ole, kõik on esimese asjana joostakse joogipudeli juurde, loetakse sealt, kõik täpselt see mees läheb sinna ta lõi eelmised 5 tükki, nüüd lööb siia, eks ole. Ega väravavaht muidugi saab endal ka juhtme kokku ajada korralikult sellega, et jääd seal ootama aimama. Pigem ajab vastasel juhtme kokku, kui sa näed, et vastane vaatab midagi, et okei, siis mõtleme. Et ongi nagu suured mõttemängud, eks ole, täpselt. Jah, seda ka lööja näeb ju ka seda. Jah, aga jah, muidugi see nii-öelda analüüs käib ka sinna juurde, et isegi mina mingi vahe siin sõbra abiga, kes on nagu pädevam selles, ütleme, statistilistes asjades ja data-analüüsis. Mina isegi mingite looaegadel kasutasin seda varianti, et enne liiga mänge lasin võtta siis välja vastaste väravahtide statistika, kuhu ta on hüpanud selle loo ajal penaltite puhul ja kuhu mina olen talle löönud ja kuhu ta minu penaltite hetkel hüppas, et mingi vahe ma seda praktiseerisin ja ka võtsin arvesse. See hakkab nagu häirima, et üle mõtled. See valim tuleb ju tegelikult nii väike, kui sa räägid ka sellest, et kuhu ta sinu penaltide puhul hüpanud on. Et kui sa oled 30 penaltid üldse karjääris löönud, siis võib-olla heal juhul kui sa oled see hooaeg juba löönud 2 tükki näiteks. See ei ole väga mingi kulme kergitama panev see. Aga mingisugused mustrid seal, ma mäletan Igoneni vastu ma võtsin mingisuguse asja välja ja ma vaatasin, et ta oli viimasest 5 penaltist 4 hüpanud ühele poole, siis tollel hetkel ma mäletan, ma läksin riski peale, et mõtlesin, et ta hüppab jälle, kuhu ta on harjunud hüppama ja seal jällegi tuleb mängu see, et mis jalgne sul väravaht on, et tegelikult sul mõlemale poole ühtemoodi mugav hüpata. Et seal hakkavad need asjad ka mängima. Okei, me digresseerume siin tugevalt taaskord peateemast. Sa tõid Kalju nädala mängu, Kaljul tõesti väga kehv hooaja algus, eks ju, aga nüüd selle nädalaga 2 võitu kirjas ja 2 nullimängu kirjas ja asi uuesti parem. Ei taha nagu rääkida nendest kohustuslikest võitudest, aga oleme ausad, kui sul on Harju ja Harju kodus ja Kuressaare võõrsil. Siis tehti oma ära, on ju. Kui sa
midagi tahad saada, siis tuleb need mängud ju ära võtta. Jah, Guilherme ja Nikita Ivanov kaks staari siis kindlasti, kes Kaljul on väga hästi säranud ja eriti muidugi see Harju mäng, ma arvan, andis neile enesekindlust juurde, et kui see 16 minutiga 3 tükki paned, siis on rahu majas, eks ole. No see ongi see sama, millest me enne rääksime, et see võit nii magus kindlasti ei olnud kui mõni teine. Aga Kaljule sel hetkel seda oli sellist vaja ja tegelikult see rahu ja kannatlikkus, kuidas nad otsisid oma väravat ja said lõpuks need 2 tükki kätte Kuressaares, ma arvan, vähemalt osaliselt oli nagu selle peal. Kuressaare mängu puhul muidugi huvitav oli see, et ma vaatan korraks igaks juhuks, seda Harju mängu, ma ei näinud seda Harju mängu ise, kas seal Uku Kõrre küll alustas, et kas ta mängiski seal äärekaitses, nagu paberi peal on kirjas või mina ka seda mängu ei vaadanud ise, aga igatahes Kõrre jäi Kuressaare vastu esimest korda pingile sel hooajal ja mängis keskkaitses Mododo Ampeduu paberil. Okay, raske oli seda nagu selle mängu põhjal öelda, sest tal oli üpris vähe ikkagi, väga vähe nagu vaja kaitsesse panustada, sisuliselt ta mängis ikkagi nagu poolkaitses. Ja see omakorda jättis kommunikatsiooni error. Jah, aga see oli ilmselgelt teadlik, sest et sellest on minu meelest olnud juttu ka, kui ta Eestisse juba tuli, et ta on mees, kes on võimalik mõlemal positsioonil mängima seni ja nüüd on kasutatud keskväljal, et tegelikult see, et tema sealt tõusis, see andis omakorda Kalju ülejäänud poolkaitsjatele väga hea võimalus rünnakule rohkem panustada. Teine universaal Kristjan Kask lõi sealt värava. Just, et tegelikult kui vaadata seda teist väravat, Kask algatas selle keskelt, tõusis, tegelikult seal mängis oma rolli ka Rommi Siht, kes omakorda oli keskelt liikunud rohkem natukene äärele, andis sealt hea söödu edasi, sealt tuli pall juba värava ette ja sealt siis see asi keris. Aga kuidagi mulle nagu tundus, et see töötas, see valim on nüüd väga väike, et ongi väga huvitav vaadata, kui palju sinna järgmised mängud tulevad, kas seda seal ka kasutatakse, Trans ja siis jällegi Kalev, eks ole. Et 2 eeldatavasti erinevat mängu, kuigi Kalev on nüüd kõvasti juurde pannud viimastes voorudes. Aga äkki, sealt midagi on Nikita Andreev leidnud, sest et ega selles mängus paistis ka silma, lõpuks Ivanov lõi ära, eks ole, aga ikkagi see, et Guilherme ääre peal vaieldamatu kvaliteet, sealt teiselt äärelt tuleb ka, ega tegelikult ka näiteks esimesel poolajal tuli Kalju kõige ohtlikum võimalus Ivanovi peaga postilöök tuli sellest, et Kask liikus äärele ja sealt senderdas. Ehk et mulle tundub, et see kuidagi annab neile mingisugust, nagu sa ütlesid, Kask on, eks ole, universaal, see annab neile mingit sellist liikuvust, variatiivsust juurde natukene rünnaku. Praegu nad tahavad ainult seda raud, praegu nad seda ei saa neile ette heita, et pall Guilhermele see teeb ääre peal. See teeb ka. Aga see teeb kõvasti. See Harju vastu tegi ju omamoodi jätriki, pani hokisöödu, siis väravasöödu ja värava. Ja see, et ta Kuressaare vastu protokolli läks 1 väravasööt ainult, see on kriminaalne selles suhtes, et tal oli seal võimalus kübar lüüa ja kübar sööta ja mida kõike. Tundub, et talle tema koht on ikkagi, ta nüüd Kuressaare vastu oli ta vasakul äärel, Harju vastu, enamus mängud on ta ikkagi paremal äärel olnud ja tundub, nagu vähemalt mulle tundus, et jäi mulje, et ta tunneb ennast paremal äärel natuke mugavamalt, aga sa ise rääkisid, et seal ei saa öelda, et see on üks või teine jalg on parem. Seal on nüüd, ütleme, taome seda tuleb taguda seda rauda, kuni on tuline, ehk siis Guilherme, praegu Kuressaare vastu see oli ju huumorkuubis. Kask ütles ka, esimene relv on kasutada, siis Kask rõhutas ka täpselt, et kui ikkagi kuulsad podcasterid räägivad, siis tuleb kasutada seal. Ehk siis ütle veel midagi ja Kalju teeb. Loomulikult pall see Kuressaare vastu kogu aeg Guilhermele, et see teeb. Aga sealt, kui nüüd hakatakse kinni panema seda, kui keegi suudab ta kinni panna. Sest seal tekib praegu see moment, et kastis olevad mängijad, tema puhul äärest tuleb, on siis paremalt või vasakult hakkab ääremängija läbi tulema. Ründaja mingil hetkel peab ju tegema selle jooksu. Ehk siis ma nüüd eeldan, et siit võib tulla värava ette, et mul on mingid, seal on, tsoonid on ära jagatud, et tavaliselt tippuründaja jookseb ette tsooni, keegi katab tagumist tsooni, keegi jookseb penaltipunkti. Nii, aga see Guilherme, ta krutib seal, ta keerab kõik need sõlme seal, ta teeb 1 konksu, ta teeb 2 konksu, siis ta teeb 3. konksu ja siis ta teeb veel 1 konksu. Aga see nagu ründavate mängijate vaatevinklist on see nagu mega raske, sest sa ei tea, mis hetkel see jooks teha. Ja siis ongi pahatihti on selline olukord, kus me oleme harjunud sellega, et Guilherme krutib
ja siis ta läheb ise löögile nendest olukordadest. Aga see on sellepärast, et kaitse seisab koha peal, vastaste või need Guilherme meeskonnakaaslased ründajad seisavad juba koha peal, ehk siis nad on staatilised. Ehk seal pole enam kuhugi liikuda mingil hetkel. Ja siis ongi Guilherme sunnitud sealt ise peale lööma. Et see võib seal kujuneda nagu probleemiks, aga praegu ei ole seda vist esile kerkinud, et ta on sealt vajadusel ise ära löönud või siis ta on leidnud ka selliseid sööte, aga selles mõttes, et kui ründavad mängijad seisavad juba koha peal, kaitsjadel juures, siis on sealt märksa keerulisem söödu läbi väravat saada. Ja ütleme, kui Kuressaare näiteks ei oleks seda 2 keskendumiseksimust teinud, siis me võib-olla räägiks sellest asjast juba täpselt selle nurga alt, et näed, et tegi, aga lõpuks midagi ei teinud. Ehk jah, see näis nüüd, kuidas tal järgmistes mängudes läheb. Et seal tegelikult ka, ütleme, arvestades, kui palju ta seal tegi ja toimetas, siis Rasmus Saar sai temaga ikkagi suhteliselt hästi hakkama. Aga jah, ainult selle peale ei saa Kalju nüüd ka oma rünnakuid ehitada. No Nikita Ivanov on ka väga resultatiivne, on 3+3 siin 7 vooruga, et tuleb teda ka kiita, on hästi hooaega alustanud. Edasi minnes, me teatame need Paide mängud magustoiduks, räägime teised mängud kõigepealt ära. Trans-Kalev 1-0 kogu nädala siis esimene mäng tegelikult. Markuse pilgust juba nägin, et millal see mäng oli. See oli siis see mäng, kus nagu väravaid mitte kuskilt ei tulnud ja siis Jegor Žuavljov otsustas, et ma löön sealt 25 pealt lihtsalt peale ja naelus selle palli täiesti ristnurka, et ma ei tea, kas kuu ilusaima värava kandidaat hetkel vist pretendent number 1, aga Saarma. No, ma ütlen, minu meelest pretendent number 1, Saarma on number 2, aga see on maitsesi kindlasti. Jah. No, igatahes nagu selge kandidaat, siin ei ole küsimust, et kui see valikusse ei mahu, siis on midagi valesti. No valikusse ta mahub. Kuigi ilusaid on löödud palju. Tuleta meelde, palju Narval punkte on nüüd kokku? Narval on punkte nii palju, et nad on 4. kohal, 13 punkti 7 mängust, 4 võitu, 1 viik, 2 kaotust. 1 vähem kui Floral, näiteks. Okay. Ja eelmine aasta nad olid samal ajal, nad olid vist alustasid päris kehvasti või? Jumal, eelmine aasta samal ajal. Pahandus. Ja Narva on saanud oma kaotus, ta sai Kuressaare käest sai ju tuppa, mida kindlasti taga nutavad. Narval oli eelmisel hooajal oli 7 Kuressaare ainsad punktid sel hooajal. Narval oli eelmisel hooajal 7 mänguga 1 võit, 1 viik, 5 kaotust, väravate vahe 7, 25. 25 tabelis eelviimane koht. Praegu 9-6, ehk siis nendest vähem on lastud ainult need esikolmik Levadia, Paide, Flora. Nad said kohe mingit pakke seal alguses, ma mäletan. Seal oli ju mingi teema, et see oli Kuressaare, kes oli hooaja algus haige. Tammeka läks sinna, pani neile 5 või? Võis olla jah, seal alguses ees. No selleks, me räägime praegu eelmist hooast, aga... Okay, aga siin kole oli. Siin võib öelda tegelikult täpselt see on juhtunud, nagu mida me ennustasime siin, et nii-öelda Kozuhovski suudab Narvast teha uuesti Narva. Just, Kalevist rääkides, Kalev ikkagi selgelt teinud siin viimase 10 päevaga 7 penikoorma saabasta kädes liikunud, eks ju. Ehk siis ei ole enam selline peksukott, kelle käest kõik need 3 punkti lihtsalt ära võtavad, vaid Transil oli väga tükk tegemist nendega, eks ju, seal kõigepealt teisipäeval ja siis eilne mäng Vaprus Kalev ka, mida sa siis kommenteerisid, eks ju, Pärnus, kus mäng liikus ikkagi niimoodi, et vahepeal oli nagu tunne, et okei, nüüd on Pärnu hetk initsiatiiv võtta, siis järsku oli Kalev nagu paljakul paremini. Käis nagu edasi-tagasi, et see 2-2 selles suhtes tundus nagu üsna aus tulemus, aga võib-olla isegi rohkem vääriselt võitu isegi Kalev, kui nagu peaks ema-kuma valima. Pigem vist kipun nõustuma ja minu jaoks oli see üllatav, mis sealt vastu vaatas tegelikkuses. Et kuidagi Kalev jättis grammi võrra sükse näljasema mulje, parema mulje, neil kuidagi see mäng lippas paremini ja veel kord oli nagu üllatav. Ma oleks oodanud, et Pärnu meeskond tuleb seal kallale nagu hagijad ja nüüd sükest näljasust on rohkem. Aga peab kiitma siis Tainio meeskonda. Jah, tundus, et seal oli nagu kõik eeldused oli toodud, et seal see, ütleme, need trummipulgad on juba siin esimese ringi lõpuks kuskil ära kadunud, aga näed, ei ole. No see on hädavajalik ju meie Premium Liiga vaatest, et meil ei tekiks sükest ühte seda peksupoissi, et me ju aastaid hiljem räägitakse nendest, ma ei tea, kes seal oli need Rakvere Tarvad ja Ajaksid ja Dünamo ja... Maardu oli ka 2019 ikkagi lõpp läks ikka päris inetuks. Lõppeks koledaks, 12. Sükest asja ju keegi ei taha, see ei tule kellelegi kasuks, vaatajate ei huvita, mängijate ei huvita.
noh, see Sekulajevsi 500 väravat ühe hooajaga, see noh, teiegi olete selle välja tundnud, et lõi seal, ma ei tea, kellel tagus. Lõi ikka üle 10. 42 vist mingi 38 oli tagumisel otsal. 46. No tagumisel otsal, jah, ega ta tippudel ei löönud. Selles suhtes, et see statistika nagu alati naljakas, mida välja tuuakse, et tippudele väga ei löönud, on ju, aga samas nagu see ongi loogiline, et see tippudele väga ei löö. Kes lööb nagu tippudele rohkem kui valumistele, on ju. Ega nüüd Sappinen ka ei löö siin või keegi, eks ole, või ma ei tea. Üldiselt, et võib-olla väga erandlik mängija, kes lööb tippudele rohkem kui valumistele. Isegi Tamme puhul minu meelest nagu jaurati seda umbes, et vaatad ikka suurtes mängudes ja löö ja siis vaatad nagu seda, okei, aga suured mängud 1-1 ja 0-0, eks ole, kui ta seal vahel nagu mõne lööb jooksul, siis nagu jumal okei. Aga no Džegulevs, no seal oli ikka tugevad kahekohaline arv oli, mis ta ajaks selle ainuüksi lüüa, aga noh, seal ta lõi teistele ka natuke. Aga noh, natuke kõrvalt, noh, tundmata Teemu Tainijat isiklikult, siis mulje on jäänud küll, et ega tema nagu pikalt ei lase sükesel asjadel juhtuda, Seda vist rääkisid eelmine kord juba, jah? Ta vist ikkagi annab päris. Seal on pergele saadana ja müts lendab ja küll need jutud rääkimata ei jää, nagu see on selge. Jaa, aga noh, sellest Vaprus Kalevi mängust mina tahaks natuke ikkagi pragada siin kohtunikega see esimene penalti, Marko Lipp versus Tavi Jüriso oli vist. Oli küll kõla vastu. Kuidas me anname ilmselt selliseid penalteid? Sul on VAR ka, VAR vaatab tükk aega üle ja mõtleb, et okei, ma ei kutsu isegi seda kohtunikku vaatama. Ta leidis seal ilmselt selle, et okei, õlgõla vastu oli ilmselgelt. Õlgõla vastu, aga ta mängis ju palli ka, ta ei mänginud seda läbi jala, ta pani jala nagu risti ette ja lõi palli ära sellega, seal ei olnud ju mitte kuskilt nagu seda mingisugust määruste rikkumist. Mina ei saanud aru, come on, selline olukord kutsu see kohtunik siis ise vaatama, las ta nagu otsustab ise. Kas see nüüd on jälle mingi see, et nii subjektiivne kohtuniku otsus, et kui ta väljakul otsustas, siis me ei kutsu, lõppkokkuvõttes on siuke pennal. Ei no, kui me selliste asjadest pennut anname. Kui me selliseid asju ei võta, nagu ei muuda varriga ära, siis mis mängu me mängime? Ma ei õigusta. Mille jaoks me varri vaja siis on? Leida nagu loogikat, miks ei kutsuta. Ma saan ka mingis mõttes aru, et kuidagi siis leidsid, et mingisugune natuke läksin riivas jalga ka. Ju siis midagi oli, jah. Kontakt oli, jalgpall teatavasti on kontaktsport. Kui sa lihtsalt karistad ühte mängijat selle eest, et ta on tugevam või siis premeerid teist mängijat selle eest, et ta on kehaliselt nõrgem, siis kuhu me nagu jõuame sellise jalgpalliga. See on täpselt see, mida räägitaksegi kõik mängijad, kes välismaale lähevad, räägivad, et Sten Reinkortiga just oli siin, tegin Jalkasse intervjuu temaga, siis ta rääkis ka seda Iirimaa mängud, ta läks siin esimesed mängud, sõprusmängud, kuramus, pallivälised olukord, mingi pikk pall pannakse ette, sa pead kaitsega reaalselt mingi pankreatonini tegema seal nagu jooksu pealt, et tast lahti saada, ja kõigi jaoks ongi see okei, ja siis kõik need, kes välismaal räägivad, et siin on hoopis teistsugune ikka palju karmimat võitlust lubatakse, et kui me sellised asjad vilistame penaltiks ära, siis see on nagu see näide A, miks on siis niimoodi, et kõigil on nii šokk see välismaa vile? See nagu jah, oli see Marko Lipp, kes seal pani, ta ongi füüsiliselt tugev mees, see on tema mäng, see on tema trump ja siis pane nüüd ennast tema nahka, et see olukord on täpselt see olukord, kus sa nagu saad nagu kinnitust selles olukorras, et pagan, ma olen hea vend nagu kaitses, et ma jõuan õigesse kontakti õlg-õla vastu, mul on keha treeninud nii tugevaks, loomulikult siin looduslikud eeldused ka, et pühin selle venna siit lihtsalt õlaga eest ära, see on jumala hea tunne, nagu, kui sa teed seda ükskõik kus, kas keskväljakul ründes ja kui selliseid asju hakatakse karistama penaltiga, siis tekitab selles mängijas endas ka nagu... Kuidas edasi mängid selle pealt, mis ma nüüd tohin teha, mida ma ei tohi teha, nagu, eks ole? Sest jah, et kas seal oli mingi, kas seal siis leiti mingi jalapuude? Ilmselt see jala olukord oli, aga see oli ka nii kuidagi nagu 50-50, minu arust ta lõi nagu mängis ju palli selle jalaga, selles suhtes, et seal ei olnud isegi nagu seda, et ta oleks lihtsalt kuidagi nagu ette astunud ja sellega nagu vastase pikali niisama ette astunud, vaid ta mängis nagu palli ära selle jalaga. Ei, see oli minu jaoks ka ikkagi... Ma seal vaatasin, et tulebki, et Varri vaatas seal pikalt, et saadab kohtuniku sinna vaatama, aga oleks seal olnud, et Lipp jookseb selga õlaga, kes see seal penalti teenis? Jüriso oli vist. Et jooksed selga, aga seal oli enam selgemalt õlg-õla vastu ei saa nagu olla. Et pühid selle venna sealt tee pealt eest ja väravatada popasse ja lähme edasi. Varro oleks pidanud siin minu hinnangul küll selgelt jõulisem olema ja nõus. tooma selle tagasi, et
selliseid penalteid me ei taha näha, selliseid kusiseid penalteid nagu öeldakse. Kui just räägitakse nagu täpselt seda juttu, eks ole, et jalgpall ei oota selliseid kergeid penalteid, et siis annad siukse. Ei, see on, ärge andke kusiseid penalteid. See meil on olnud. Vabandust välja. Ei, see on meil olnud juba minu meelest see thumbnail. Selline, jah. No võime uuesti panna, aga kusisest penaltidest rääkides. Ei oota, aga räägime see teine penalti oli väga õigesti määratud. Kalevi Pärnu mängus, seal oli kõlks oli kuulda läbi kõrvaklappide. Seal on kaitsele küsimused, eks ole, et kuhu sa lähed, nagu, et mees jookseb väravast põhimõtteliselt eemale. Nooruse lollus ja muidugi, mis Kalevi puhul ikkagi torkab silma, on see ka, et kas see oli äkki esimene voor, kus Sander Lepp tegi prohmaka, nüüd tal on neid vähemalt 3 juba. Nojah, see üks Villota värav, eks ju, kus Henri Välja sai 1+1 kirja jälle täiesti, võtagi peastki, mees oli eelmise hooajal vist 1 värav äkki Premier Leagues. Praegu on mingisugune 4+2. Palatule ütlesin, et vaadake, et see mees läheb, ta on käinud ja Tiirul, ta on käinud Flora, Levadia, Paide välja. On läbi käinud nagu. Et ei teagi, aga äkki ongi sellise tüübiga mängijad. Pärnu Kalju see liin on siin avatud olnud viimasel ajal. Et ma ütlesin Palatule ka, et kui oli siin üks härra samamoodi jätkab, siis jäätades suvel ilma. Aga ei tea, äkki Välja ongi sellise tüpaažiga, et talle sobib sellises keskkonnas paremini ja seal ta omadused tulevad kõige paremini välja. Ma isegi arvaks, jah, nagu. Kui sa vaatad muidugi ka, et meil on üle 150 mängu Premium Liiga. Sulle pole muidugi mingi number, ma saan aru. Aga ta eristub nagu seal Pärnus ja nagu Pajo eristub. Et sellised X-faktoriga mängijad neil ikka on, ütleme heal päeval Vallik ja nagu kes suudavad sähvatada ja nagu vedada. Ja Vallikul oli ikka väga halb päev ja ei tulnud tal nagu midagi välja seal, kui me nüüd räägime eilsest. Seekord küll, jah. Aga räägime üleeilsest ka natukene sellest Harju Paide mängust. 1-2 siis jäi see tulemus lõpuks. Paide siis sai 2 penaltit selles mängus, lõi neist 1 ära. Kõigepealt siis Robbie Saarma eksis penaltil, Baturins võttis ära penalti, mis siis tuli päris sellisel kurioossel kombel, ehk siis Andres Järve, pall oli minemas üle otsajoone, mitte isegi värava kõrvalt, vaid suhteliselt nagu eemalt, kasti sealt pigem nagu sellisest külgmisest soolist isegi. Minust oli ikkagi nagu, ütleme, 5 kasti ja karistusala joone vahet. Ja Henrik Ojamaa tuli, ütleme, müksas, lükkas tõukamine võib-olla toetas Järvet. Tegi Henrik Ojamaaliku puksimise. Samal hetkel, kui Järve siis hüppas üles, eks ju. Ja sellest läks Järvel tasakaal paigast ära, see käsi tõusis tal niimoodi õhku ja ta lõi siis enda jalaga vist põhimõtteliselt vastu kätte. Põhimõtteliselt sel hetkel, kui pall oleks nii üle otsajoone läinud ja täiesti nagu selles suhtes tarbetus olukorras, et seal ei olnud nagu mingisugust nullolukord. Kohest ohtu. Okei, aga viga oli või? Ojamaalt siis nagu. No jällegi, see ongi küsimus. Nagu see oli. Kas sa käsi püsti, kellel siin kolleegiumis on kohtunike paberid olnud või on? No minul on olnud, jah. Tõsta kõrgemale. Tõsta julgelt. Nii, kuulame. Et kas on viga või? No, jällegi, see ei pruugi viga olla, aga ma ei tahaks ka nagu sellest penaltit anda. Mitte, sa ei tahaks. Mis reegel ütleb? Mis reegel ütleb? No selline asi ikkagi on käega mäng, eks ju. Aga jällegi, kui seal on... Isegi siis, kui see tuleb sinu reiest või? No see oli ikkagi ju selge selline kontrollitud jalalöök ju. See on mingisugune, et ta põrkab sul reiest vastu seda, või ta üritaski palli ju puuteks lüüa. Minu jaoks on ainukene küsimus on siin see, et kui enne seda on kontakt sulle nagu kehas. Selgelt nagu ka hüppavale inimesele, eks siis mitte niisama, vaid sa hüppadki ja oled järsku tasakalust väljas. Vähimagi võimalus, et pallini jõuda. Siis pigem kaitselt. Sa annad selles olukorras ikkagi selle vea ära. See oleks nagu palju turvalisem otsus olnud ja ilmselt kõigile nagu ütleme ka neutraalsele inimesele vastuvõetavam selles olukorras. See tuli, eks ole ju varriga. See tuli varriga, mõlemad penaltid tulid varriga. Ehk siis selles olukorras põhiküsimus jääb sellele, kas see ründav mängija tegi Järve vastu vea. Et reeglite järgi üritas Järve seda palli puhtaks lüüa, üritas vist siis nurgalööki ära hoida. Üritas nurgalööki ära hoida, ja samal hetkel, kui ta hüppas Ojamaa tõukas, toetas teda selga. Kontakt oli selge. Aga pane see olukord nüüd ilma selle tõukamiseta. Ehk siis, kui ma üritan vältida nurgalööki, parema jalaga löön endale vastu vasakut kätt, siis on ikkagi penalti. Siis on penalti. Ehk siis seal ei ole mingit vaidluskohta. See ongi see küsimus, miks käsi tõusis. Ilmselgelt inimene ei lähe ju muidu,
niimoodi lööma palli puhtaks, mis sellest käest sinna üles viid, eks ole, lööd lihtsalt üle pea selle palli endal. Aga käsi tõusis sellest kontaktist, sest sul kaob tasakaal, sa hakkad automaatselt tegema mingit sellist liigutust, sealt tõusis see käsi. Käepuude selles mõttes, käe liikumine ja puude vastu kätte oli ikkagi minu meelest väga selgelt tingitud Ojamaa liigutusest. Ja kõige lisaks on see vana hea see, et mida nagu jalgpall tahab selles olukorras, et kas me tahame sellist asja karistada sellega, et vastane saab selle sama 70 või 80% võimaluse väravat lüüa. Nagu. Olukord, mis ei olnud mitte kuidagi väravalohtlik, mis ei olnud mitte kuidagi nagu lähedal sellele, et olla järgmises olukorras väravalohtlik, midagi sellist nagu ei olnud, et lihtsalt see... Et siis on ju tegelikult, juba hakkad ründajana mõtlema, et okei, et peaks igas olukorras niimoodi lükkama, kogu aeg kaitset. Selline väike asi, sa ei saa mitte kunagi kollast kaarti selle eest üldiselt ja sul ei ole midagi kaotada, sa teed selle väikse lükke ja okei, nurgalöök on võib-olla kaotada, kui sa vea saad, aga kui sul on võimalus sellest penalti võita, siis Kui te mäletate seda kuulsat Levadia Flora 4-5 mängu, oli 4-5, Kadriorus. Karl Metsa olukord või? Ei, minu olukord. Kus mul oli ka, tuli pikk pall kasti. Seal oli 3 penalti olukord Flora. Marosov lõi 3 pennut. Kübara, penalti kübara. Ja seal oli olukord, kus tuli otse pikk pall tuli meie kasti ja mind tõugati külje pealt siit vasakult. Mina oma peas registreerisin ära, et viga ja et seda kõike võimendada, siis pall tuli minu pea kohal, siis ma lõin käega selle nagu palli ära, näitasin, et mängisid kontakti suuremaks. Mulle tehti nagu viga ja et siin et nii kehvasti. Aga oli see Tohver või kes seal oli kohta? Tohver oli minust, jah. Siis pani kohe pennu ja siis ma olin nagu opakas seal. Seal ei olnud ju Varre ka, seal oli Varre, ütleme, peaaegu 10 aastat kuusul. See oli midagi vaield, seal ülekanne oli selline, et... Head oli. Head oli, jah. Oligi haruldane asi. Rääkides headest penaltilööjatest Igor Morozov muideks, jah, aga lähme edasi. Aga mis sa sellest Harju mängust siis veel? Siis ikkagi see teine penalti. Ja siis oli see teine penalti. Võtame siis kõigepealt vahele ühe ilusa asja ka, et minu jaoks isiklikult see on ikkagi väga kõva kandidaat aastavärava tiitlile. Ma olen alati olnud see, kes nagu, mulle meeldib hinnata, mitte see, et keegi keevitab seal 35 pealt ristnurka, need on ka ilusad. Aga mulle meeldib, kui see on kombinatsioon, kui on hästi välja mängitud. Praegu viidi seal oli mingi kombinatsioon ja seal oli pikk pall ette, Saliste napilt jõudis enne otsajoont lihtsalt kuidagi suvaliselt pani selle palli kasti. 3 puutega lööd nii, et keskjoonelt 3 puudet ja värav, siis ma loeks selle kombinatsiooniks küll. Pikk pall ette, Salistelt senderdus. Mulle tundus, et seal oli ikkagi omajagu õnne sees lihtsalt. See on ju subjektiivne. Mingi muster, mida harjutatakse. Sidanil oli ka omajagu õnne sees, kui ta üle Puusa meistrite liiga finaalis risti lõi, eks ole, et iga kord sa ei taba, isegi tema ei taba seda palli iga kord. Muidugi on õnne sees nagu lihtsalt. See nägi hea välja, see on ju subjektiivne valik. Ma ei ütle, et mul on õigus, ma lihtsalt ütlen, mulle meeldib see värav. Ma ka ei ütle, et sul on õigus. Aga selle küsimus võib-olla lihtsalt Harju kaitset, et kuidas Saarma nii vaba seal oli selles olukorras, et kuidagi Senderdus tuleb ja sa lased nagu vastase ründaja lihtsalt rahulikult valib seal kohta, taganeb ja siis paigutab selle palli nagu otse õhust sisse, niimoodi, et mitte keegi ei sega ka. Ei, ilus varav ja Saarma on ju ka päris tummiselt seda hooaega alustanud ja eriti hea meel on selle üle, et ta suutis sellise asja teha nagu pärast eksitud penaltit. Et see on koht, kus Robbie Saarma peab endaga tööd tegema, et kõik asjad mängus ei õnnestu, aga sellest ei maksa nagu ennast mõjutada lasta, et jalgpallis enamus rünnakud ja olukorrad lõpevad kuskil kellegi suurema või väiksema eksimusega ju tegelikult, enamus rünnakud ju lähevad kaotsi mingil põhjusel. Et selle üle on hea meel, et ta ei lasnud ennast sellest penalti eksimusest nagu murda või ei hakanud midagi paanitsema. Küsin ta käest ka, ta oli üks ju välja vaetatud sel hetkel, kui Paide siis selle teise penalti teenist, millest me ka veel räägime. Ta ütles, et ta oleks hea meelega tahtnud väga seda ise lööma minna tegelikult, eks, et ei olnud midagi sellist, et nüüd ma lõin ühe mööda ja nüüd kaotasin oma õiguse ära. Ei siin ei ole, ma ütlesin enne hooaega, see on see koht, siin ei ole, eksisin penaltil, aga praegu on vaja kõik mängu panna, et kõik, mis laual on, Saarma peab tegelikult ära korjama, et tal on vaja teha statistikat, tal on vaja teha kiiremas korras mingi samm edasi. Et... On juba Paide, siis tõusis Paide nii-öelda Premium Liiga ajaloo parimaks väravakütiks. Enne oli siis 36 peal oli Anier, Zahovaiko ja Saarma 3 koos, aga nüüd on siis Saarma 37 peal. Aga see
ütleme see mängust üldiselt rääkides, Harjus oli seal Kaspar Laur, eks ju, nurgalöögi olukorrast, kes siis veel lõi peaga viigivärava, aga seal see kogu teine poolaeg pärast seda viigiväravat ka, sealt ei olnud mitte kuskilt, ei olnud paist seda Paide võiduväravat, seal oli nii viigimänguks nagu juba minemas ja siis juhtus see täiesti umbes 3 või 4 üleminutit, mis seal anti, need olid täis ja siis tuli see olukord, kus siis seesama Laur toetas Stelevitši peale hüpates, käsi oli, eks ju, näos, hüppas üles ja lõi palli puhtaks, kohtunik algus ei andnud seda ja siis kutsuti monitori vaatama, pärast siis lõpuvilet, mis oli siuke, tavaliselt on 3 vilet, eks ju, aga siis pani 1 vile ja otsetas kuulame. Ehk siis täiesti mäng oli läbi, see oligi viimane löök. Ma nägin seda, ma vaatasin, meil hakkas vist derbi hakkas. No see jah, sõitis sisse. Me vaatasime selle lõpu järgi. Aga see, minu jaoks see teine penalti oli rohkem penalti isegi kui esimene, aga mõlemad olid pigem ikkagi sellised, et seal nagu idee poolest on võimalus ka mitte anda. See oli natuke see Peter Crouchi klassika, et lihtsalt mees saab karistada selle eest, et ta on pikk. Ühe mängija oleks pannud selle rusik või selle küünarnuki vastu õlga Televitšile ja oleks olnud kogu muusik. Lühema längi ei oleks võib-olla seda ka niimoodi puhtaks vastu pead, eks ole, ja õnnetu juhus, jah, ütleme jälle siuke see oli kindlasti toetatav penalti, nagu kohtunikud ütlevad, on ju. Aga lihtsalt... me ei saa anda sellised Euroopast siukseid asju ei vilistada mitte kuskil ära. See ei olnud selles suhtes, et ta oleks ära vilistanud selle ja siis varra oleks kinnitatud, vaid varra pööras ümber selle. Euroopa Liidus võib-olla vilistanud, Inglismaal vabalt. Nemanja Viiditsid, John Terrisid ja asju poleks olemaski. Ei neid ei oleks, praegusel Inglismaal vilistatakse ikka ära siuke asi ka, aga okei, see selleks. Siuke asi või? Oled vaadanud Premier League'i ja mida seal varriga ära vilistatakse teinekord. Hea küll see selleks. Hispaanias on ka olnud igasuguseid naljakaid asju ja kõike, aga see on nüüd see varri miinus jälle, et kui sa kerid, siis tundub juba, mida rohkem sa seda vaatad, seda rohkem nagu ongi see, et jah, ta läheb ju küünarnukiga teisele mehele vastu pead, see on ju ohtlik, nii ei tohi. Ja see on nagu paberi peal lihtsalt, aga selline mängu nagu see spirit of the game ja selline asi, ma ei oska seal nagu lahti siduda ennast sellest, et mitte ma oleks hullult, ma ei tea, Paide vastu või Harju poolt olnud, aga see oli paratamatult see, et sa elasid nagu rohkem kaasa sellele justkui koduvõistkonnale, nõrgemale võistkonnale, kes nagu oli seal hambad ristis punkti ära kannatamas ja see tundus nagu jube ebaõiglane, et sealt nagu sellisel hetkel nagu see penalti ära anti, aga jah. Et siin, kui me nüüd räägime siin, eks ole, et kes mida vääris või mitte, siis Paidel on nüüd ikkagi õnnestunud nagu keerata need asjad päris mitmes mängus niimoodi lõpus enda kasuks, et jällegi neil on jumala ükskõik, eks ole, võit tuleb, siis see on 3 punkti ja tore ja muidugi jälle see suur küsimus, eks ole, mille siin kolleeg Kris Ilves ka hästi tõstatas mängu ülevaates, et kui kangekaelne see Ivan Stoikovitš on siis ikkagi, eks ole, ja teistpidi võtame nii, et näed, võit tuli järelikult, eks ole. Famal seda võitu ei tulnud, eks ju, sa lähed Harju koduväljakule mängima, mis on sisuliselt sama, eks ju, Robbie Saarm ütles, et isegi kõvem natukene rohkem jäi jalgadesse ja sa esimest korda jätad pingile Sten Reinkorti, kes on sul ehtne selline mees, kelle peale riputada neid kõrgeid palle, kelle peale nagu mängida võitluse peale, eks ju, eriti kui sul on Kaspar Laur seal ees, aga võib-olla võetigi just vastupidi, et meil on Laur seal vastas, et võib-olla see õhuvõitlus jääme alla, et paneme sinna teistsuguse mängi. Mitte, et see korra oleks juba mingisugune pisike vend olnud seal, aga... Jah, sai siis ka esimest korda vist proovida. Alkoholises küll kindlasti. Aga kiitus sellegi, et ega need penaltid on vaja sisse ka lüüa samamoodi. Enne kui Ojamaa siis... Ojamaa, see on sellises olukorras ei ole mina olnud oma karjääri jooksul. Seal oli... Seal oli nüüd selgeks tehtud, sest meil oli kunagi kas eelmine Paide endaga, Henri Anier oli seal mingit pidi osaline. Ma hakkasin mõtlema, et mis seal täpselt oli? Kas ta lõi ise selle rebound'i sisse ja see ei lugenud? Poole ja lõpp äkki või? Jah, äkki oli veel esimese poole lõpp. Aga seal oli niimoodi, et väravat tõrjus, ta lõi ise selle tagasipõrkunud palli sisse ja ei lugenud. Aga reboundi nagu ei loetud. Ja seal oligi see, et seal ei öeldud mängijatel, et nüüd on, et see on viimane puud. Või ei tehtud piisavalt selgeks. Seal Kristjan-Erik Lääne ilmselt oli, selle memo oli kätte saanud ja näitas teistele, et te võite eemale minna sinna ainult üks puude. Mina ise tean seda reeglit nagu ammu, sest kui ma kohtunikega koolis käisin, siis seda räägiti. Minul ei olnud see nagu üllatus. Minul oli üllatus pigem see, et teised inimesed nagu väga ei teadnud seda reeglit, aga seda väga harva kasutatakse, eks ju. Antud juhul oligi see, et sul oli mäng tegelikult läbi, eks ju, mingis mõttes oli mõistetav, et sa kasutad seda siis võimalust, et sul on nagu penalti ongi üks löök ja siis on ükskõik mis. Sõber kirjutas selle peale nagu päris hea küsimus, et tegelikult miks see niimoodi on? Ehk et tegelikult ju, kui see penalti ära tõrjutakse näiteks,
siis see on ju võrreldav olukord, kui näiteks sellest olukorrast, kus see penalti tekkis, sealt oleks keegi peale löönud, väravat oleks tõrjunud, see pall on lahti. Sealt ju ei vilista keegi seda mängu lõppenuks, eks ju. No nagu praegugi oli tegelikult, et täpselt 3 üleminutit sai täis, eks ole, aga kuna rünnak jätkub, siis loomulikult lastakse lõpuni mängida, see on tava, eks ole. Ma saan aru, et kui seal läheb nurgalöögiks, siis sa vilistad lõppenuks ja midagi, aga et miks see on niimoodi, et sellisel juhul siis ei anta võimalust seda tagasipõrkunud palli nagu rünnata tegelikult. Päris nagu jalgpalli filosoofiline küsimus on ju tegelikult. Et täpselt, kui see pall läheb nagu juba väravast selgelt kuskile külje peale eemale, siis vilista lõppenuks, isegi kui seal on vaba mees, kes enderdaks ja võib-olla keegi lööb. Aga kui see pall tuleb tagasi värava... Isegi siis tegelikult, kui sa tavaolukorras ei vilistaks seda mängu lõppenuks. Ka siis võiks lasta nagu, eks ole, lõpuni mängida ja tõesti, kui pall läheb nagu selgelt eemale, siis vilistada. Nii-öelda rünnak läbi. Aga siin ei ole ju rünnak läbi, see on ju, ta jätkub, et muidu on okei ja siin järsku hakkame, kogu aeg on ju räägitud sellest, et lisaminutid on minimaalselt. Et kui kohtunik peab vajalikuks, siis pannakse rahulikult juurde. Aga et siis seal nagu hakkame järsku nii-öelda sekundi murdosa taga ajama kronomeetri peale. Ainult üks löök ja siis... Ainult üks. Et natuke naljakas nagu selles mõttes. Et selline huvitav nagu tüsane. Eriti kui me muidu nagu just räägime praegu või jalgpall liigub nagu pigem selles suunas, eks ole, et anname venitamise ja kõige muu eest muudkui juurde, eks ole, et siis nüüd järsku nagu selles olukorras ei anna. Aga kiitus lõi penalti sisse. Ei ole isegi seal Harju Laagri areenal Eesti Premium Liigas lihtne sellises olukorras olla tegelikult, et tootis kohe head videosisu selle järel Paide kanalisse ka ilusti. Kui penaltitest rääkida, siis üks minu kõige, ma mäletan pingelisemaid penaltid, mis nagu võib-olla kõige selgemalt meeles on ka, on siin, sina vist see oli Elissaar. Kui me saime Vassiuk, sai siin Kuressaare vastu punase ja 2 punast saime, keegi sai veel, ma ei mäleta, kes. See oli keegi välismängija. See oli Morelli. Morelli, jah. Ta oleks seal ühest olukorrast vist. Oe lõpus oli mingi mängimine. Ja me olime 2 vähemuses ja viigi seis. Ja siis, kes oli see Elari Valmas, lõi Rasmus Peetsonile roietesse korralikult kung-fu löögiga. Ja siis Peetson väga dramaatiliselt kukkus ja siis 9 versus 11 läksin penaltit lööma. Ja siis oli ka kella peal ikkagi mingi 93 või 4 või päris palju. Ja siis ma mäletan, et siis ma olin ikka päris ärevil või ma ei tea, kas närvis on õige sõna, aga need ei ole lihtsalt momendid, isegi siin Eesti liigas, kus sa sellel penaltilöögi hetkel sul nagu... Siis lõid sisse ju? Jah, ma päris nii ei tahtnud lüüa, ma võin otse lati alla keskele nagu, niimoodi, et oleks nagu võrku sinna üles, nagu nii lati alla, täiesti lakke. Ja et isegi Eesti liigas on see hetk, kui sa penaltit lähed lööma, ma olen ju seda varem ka maininud, et kuidagi kogu see ümbritsev kaob ära, et sa lähed nagu mingi teise dimensiooni, et siis ma nagu ei suuda, ilmselt inimhingi ei suudagi ette kujutada nagu neid, ma ei tea, MM-finaali penalteid või MM-finaali penaltiseeria penalteid, et see on nagu, sa lähed oma vaimses pinges nagu sellisesse kohta, kus sa pole nagu varem... Iga kord on nagu äge vaadata seda penaltiseeriat, et kui suur kergendus see on, kui sisse lüüakse, see emotsioon nagu, see ei ole nagu rõõm, see on pigem nagu kergendus või selline ma lõin sisse, see nagu, lasedki lihtsalt nagu looma välja. See on selline hetkeline nagu metsik pingelangus, mis sealt nagu... Ja siis me räägime, eks ole, et trennis ju paned korralikult, et miks sa siis nüüd ei suuda seal nagu, eks ole. Ongi täiesti teised pinged. Sul oli ma vaatan praegu 90+3, siin nüüd Peetsonit nagu süüdistada ei saa, et ta kergelt kukkus, et siin pannakse mees ikka konkreetselt selja tagant jalalöögiga kummuli maha. Nii, siin läheb Jürgenson 90+3. 4 oli juurde antud, sa said 90+3 lüüa, sul oli laagi küll. Vaat, mis väravat teeb. Jah. See on nüüd hea sisu, nii videos kui pildis, eks ju. Vaadake järele. Siin on ikka... Ühesõnaga nii, paneme nüüd selle paika, et see on ikkagi Messi, kes viis massidesse selle, et vaata tähist on seal käed laiali selle plakati serva peal. See oli Markus Jürgenson. Paša Kazakovi ja Nikita Andreeviga vist. Just. Sinu jaoks on see kui teine dimensioon, aga Paide siis selle nädala esimeses mängus sai tegelikult ju ka väga-väga raske võidu kätte, ehk siis Paide Vaprus 1-0. Paide mängis siis suure osa sellest mängust vähemuses, kui tagasi mõelda, siis see, et Paide sellest nädalast tuli 6 punktiga läbi, oli ikka paras nagu vägitegu. Ei, pane siia juurde. Kirikusse väikese küünla võib viia. Pane siia juurde see Kuressaarest võetud võit ja
väga palju pole vaja, et oleks päris katastroofi. Ei no 3 punktist on 9, 6 punkti või 3 mängu lõppu on ju, et või noh, mitte 3 mängu lõppu, aga 3 mängu. Samamoodi nagu me Levadia puhul räägime sellest, et see on tugevuse märk ja siis tuleb nagu sama öelda ju Paide kohta tegelikult. See Vapruse mäng nagu eriti, et kuidas seal nagu tuli kaitsta tegelikult, et noh, ma ise vaatasin, seal oli 2 mängu oli samal ajal, eks ju, üks oli see Kalju Kure vist oli, seal algasid küll erinevalt, aga noh, mina nagu jälgisin seda, või mitte Kalju Kure, vaid Kalju Harju. Mina jälgisin seda mängu nagu ja mingi hetk lülitasin ümber. See oli natuke enne seda, kui Vaprus sai sealt 5 kasti joonelt vabalöögi, mis on ka alati tore nähtus. Sa nägid seda momenti või? Keskkaitse tahtsi niisama palli anda Charge'ule. Charge pani käe peale. Et ehk siis, ja sellest hetkest ma nagu vaatasin tükk aega, siis ma mõtlesin nagu, kuidas Paide seda mängu üldse juhib nagu, et noh, Vaprus nagu ainult ründab, kuidagi noh, Charge teeb seal tõrjed, kuidagi mingid postid, latid, 2 korda vist käis pall postis latis. Ja oli mitu raanda. Teise poole alguses läks latti seal kindlasti. Seal nagu kaitse teevad ette, et nagu kuidagi uskumatult nagu Paide suutis selles mängus sees püsida ja lõpuni välja, sellest 1-0 kinni hoida, et noh, nagu müts maha, teisest küljest nagu Vaprust jube kahju, et nad nagu kuidagi noh, sellist mängust ka ei suutnud midagi. Charge puhul mulle meeldis see, et kui noh, seal vaata see 5 kasti joone pealt see vaba löök, see on ka siuke, et kõik üritavad kõiki üle kavaldada ja lõpuks kavaldavad ise ennast ja mis kõik Pajo seal ju 3-4 korda lasi jalaga üle palli. Seal oli vist isegi vähe öeldud, et seal oli need pätekad. See läks vist Instagramis mingi Premium Liiga video läks isegi vist viraalseks, seal oli mingi üle miljoni vaatamise. Enne lööki oli 3 ja siis tegelikult eelnevas olukorras oli veel mitu korda, aga seal ju korra siis Charge vaatas, et noh, kui te ei löö, siis ma löön ise selle palli minema. Peaaegu 2 tuhama juba. Mulle tuli meelde see, vaata, mis MM see oli, kus üks mingi Aafrika mängija, noh, oligi vastastel oli karistlöök ja siis ta Villet ei olnud antud ja siis ta lihtsalt jooksis müürist välja, lõi selle palli minema, et seda nagu vaadati, et mis lollakas vend, see on tegelikult seal mingisugune põhjalikum taust üldse sees, sai kollase kaardi selle eest. Et see ei olnud nagu mingi sellest nagu rumalusest, vaid oligi mingisugune siilik nii-öelda. Ühesõnaga seal jälle sellist laata oli nagu palju, noh, see Mohamed Koueie teine kollane ka, suht nagu lollilt võetud, aga noh, käele noor mängija, eks ole, kõik, et seal isegi räägiti, et kus oleks olnud pidanud kollas kaart, minust ei ole mingi küsimust nagu isegi. Kapper võib-olla natuke võttis sealt rohkem võib-olla mängis juurde, kes ei mängi. Aga noh, seal oli selge kontakt. Selge, et teed hiljaks nagu, et siis ikka on, noh, võib-olla jah, kuskil kunagi mõnes teises mängus poleks antud, aga noh, kui me räägime siin pehmetest penaltidest, siis see küll mingi pehmet. Ei, see kindlasti ei olnud. Et see oli lihtsalt noore mängija rumalus, aga jällegi, et noh, need on sellised mängud, mida Paidel eelmisel hooajal oli kombeks mitte ainult viiki mängida, vaid kuidagi mingil imekombel kaotada, eks ole, et noh. Jah, selles suhtes on selge edasiminek ja kui sa tavalisse vaatad, siis nad on endiselt ju Levadia kannul või noh, on nüüd rohkem kannul, kui nad varem olid Levadia, nüüd ju kaotas punkte Flora vastu, niimoodi saab öelda, on ju. Ehk siis ainult 1 punkt on vahet pärast 7 vooru. Nüüd on päris kõva proovikivi on muidugi siin kohe, et nüüd ongi vaja mängida Floraga ja Levadiaga. Jah, et esimese ringi siis 2 viimast mängu Paidel. Ja Paidel on endiselt parim kaitse, jah? Jep, 3 värava. See on asi, et mida ma just eelmine saade siin mainisime seda, et kui Paide suudab seda nõnda hoida, siis nad võivad püsida isegi tiitliitluses. Esimese vastuse annavad meil nüüd 2 järgmist mängu, et kui sa lähed Flora Levadiaga, pead ka veel kohtuma, et noh, see... Kui sa nüüd seal mõlemad kaotad, siis seal väga raskeks. Ma just tahtsin vastupidi, et kui seal suudetakse, ütleme, 2 mängu peale, ütleme, et see on, palju nad siis on lasnud 4 või? 3. Kui see number läheb 4 peale, siis on okei. Kui läheb 2-kordseks, siis on keerulisem. 2-kordseks? Nagu kahekordseks, mõtlesin 2-kohaliseks. Ei. Tuleb 2-kohaliseks. Siis on pahandus. Ma ei tea, mis selleks juhtuma peab, ma ei kujuta ette. Ametlikult pahandus. 1 3-ne, 1 4-ke, see ongi. Mängid 3 ja teise mängu võidad 5-4 ja on kõik. Jah, aga noh, okei, jällegi me kordame seda teemat, aga seda on ju maininud ka Tarmo Kink seal enda podcastis, kus nad osalevad, et sellega on tehtud tööd. Kams mainis seda eelmine aasta, kui seal kaassaatejuhid Vara ja Kruusju süüdistasid neid või noh, puudutasid seda värava löömise teemat, siis nii-öelda Kink ja Kams mõlemad pöörasid tähelepanu rohkem sellele kaitsepoolele ja nüüd sealt tuleva info kohaselt on ka sellega tõsisemalt tegeletud ja noh, mis saab olla veel parem, kui vaatad tabelis ja näed nagu reaalselt numbriliselt 15, mingisugust arengut. 15 on nagu löödud ka, et päris nagu seal ka ei saa nuriseda. Naljavennad ei ole, sama palju kui Levadia ja Flora. Vaata, sa kunagi rääkisid selle, kui me Fama kunstmuurust rääkisime, et mängijate ettevõtmine nagu rünnakul
selle kehva kunstmuru peal on tohutult keerulisem, eks ju. Siis seal Harju mängus see, kuidas Nikita Baranov ja mingites duellides seal noorte poiste vastu, nii hätta kiirusega. Nii hätta. See oli, ma nägin ühte momenti, kus Piht tegi või? Jooksis tast, sest Nikita Baranov veel, ma ei ole nüüd mõned aastad temaga koos mänginud, aga ta oli vanasti päris kiire, vanad on nüüd. Ühest 2 sündinud. 2-3. Aga ta oli ikka, pigem oli ikkagi nagu mitte kiire, vaid ta oli väga kiire mängija, Nikita Baranov. Piht reaalselt üks episood oli see, kus Piht pani tast nagu Gareth Bale Maikonist pani mööda. Ja seda ma vist nägin. Ta lükkas palli nagu edasi, ta startis Baranovi selja tagant ja Karissola juures oli ta nagu, oli ta kohalt ära vaetud. Ja see oli tõesti, ma vaatasin, nägin sama monti ja olin üllatunud. Baranovi kollane kaart oli ka selline, et Piht nagu kiirusega jõudis talle vahele, lükkas peaga palli eest ära. Tõe huvides vist tuleb öelda, et tal oli minu mõelest siin hooajal vigastus, mis teda segas, et kui hea tal nagu see ettevalmistus on olnud. Aga ta on ikkagi põhikoosseisu kaitsja koha on nagu endale saanud. Suvel saab 33, et päris esimene noorus ka ei ole. See ongi see vanus, kus nagu kiirus hakkab ju tegelikult võib nagu väga järsku ära kaduma. Kell kiiremini, kell mitte. Et selles järgmises mängus, ütleme, võimalused peale saada on suured, kuna Gerdo Juhkam oskas duubli eest kiire punase võtta endale 2 kollase. Seal on Tubatškic, eks ju, mängida, kes on vahetuses sisse tulnud tavaliselt, eks ju. Aga ütleme, Tubatškic oli ka enne olemas, Baranov tuli vigastusest tagasi ja sai nagu kohe usalduse ja on siiamaani nagu seda kandnud seni. Tubatškic oli ka nüüd, tuli Harju vastu vahetusest ja mängis ka duubli eest. Aga mulle ta on jätnud nagu okei mulje selles suhtes, see Tubatškic, et saab hakkama küll, kui vaja on. Midagi nagu negatiivselt ei ole silma jäänud, et vaatame, väga huvitav vaadata neid 2 mänge. Jälle, ikka ootame selle esimese ringi lõpuni, siis me saame nagu hakata õige jõujooni tõmbama, sest praegu nagu näedki, eks ole, et see tabel on nagu nii nihkes selles suhtes, et mõnel on siin 2 viimast ja teisel on 2 esimest, et ütleme, et raske nagu paika panna, et see tuleb meistriks ja see kukub. Praegu tabelit vaadates aga Kalju jääb Paidest igal juhul esimese ringi järel tahapoole. Praegu tabelit vaadates on lootust, et eriti nüüd süstis, mul oli väga tore oli näha tegelikult, või on näha olnud Kalevi nagu arengut, mis on päris kiire ja neil oligi vaja nagu... See Taini ütles, et nad tahavad olla hooaja lõpuks ja kõige arenenum võistkond. Selle jaoks tuli teha, siis kui selline eesmärk seada, siis tuli väga kehv algus teha, see on kõik on loogiline. Aga selles mõttes, et nagu on lootust, et meil tuleb midagi põnevat. Isegi kui sa vaatad, eks ole, praegu tuleb, Kuressaare Levadia, eks ole, ja nüüd ka Kuressaare Kalju, et nii ka ei ole, et kõnnid väljakule ja võtad ära. Jah, lipsab sisse siin mingisuguseid 5-0 siin ja seal, aga üldpilt on ikkagi selline, et kui mänguks läheb, siis sa ei saa nagu nii kindlalt ära öelda, et siin nüüd võidab see võistkond. Tahtsin korra küsida, et palju meil peale selle Levadia Harju 5-0 ja neid suuri võite on olnud, kes mul tuli meelde see üks paari vooru tagune nädalavahetus, kus oli 3 mängu oli 5-0 vist. Seal tuli, eks ole, aga need tulid ka sellised, et keegi ei ennusta hooaja eel, et Tammeka vaprus. See selleks. See on ka anomaalia, ütleme. Naistekoondis ka märgime ära, mängis sõprusmängus Lätiga võõrsil, Vlado Kubassova lõi seal väga ilusa värava ja eksitud penaltidest rääkides Siina Kis-Lidins läks seal oma esimest koondise väravat lööma kapteni õigusega võttis selle penalti endale ja siis seal oli mingisugune segadus oli sellega, et kohtunik vist oli öelnud, et oota, eks ju, tegelikult siis neile mängijatel, kes hakkasid seal sisse jooksma, võib-olla Kis-Lidis ei ole penaltilööjana harjunud ka, et mis see kohtunik seal täpselt samal ajal ütleb, aga igatahes see teda segas võib-olla ajas seal mingisuguse rütmi või keskendumise sassi ja siis nii, ja siis läks ikka lööma. Mulle meenub kohe, penaltitega seoses me mängisime Jõhvis vist kolmas Jürgensoni pealt jutt. Tuleb sellega Jõhvis, või sulle Jõhvi, ma võin eksida, aga seal kandis. Ja kohtunik oli Eiko Saar ja oli ka penalti olukord, meil Hurt oli treener meil, see siis oli 2015 seal kandis. Ja oli ka penalti, ma läksin lööma, juba käis vile, hakkasin jooksu tegema ja sellel hetkel Eiko Saar karjus stopp. Ta tegi seda, mina siis jooksin pallist mööda ja siis keerasin ümber, laiutasin käsi peakohtuniku poole. Ja vist, ma ei tea, kuidas sina nüüd võid täpsustada, aga kas sellise asja võiks nagu kohtunik lugeda ebaõnnestunud penaltiks? Ja kui sa palli ei puutu, siis ma arvan pigem mitte. Ma võin sellest pallist mööda joosta või? Ei no sa, jah, ütleme, ja siis võtan uuesti joogu või? See on lubatud või? Ringi ümber palli pigem
no ma arvan, et kui see, nagu ütleme, igasuguse jalgpalli nii-öelda loogika järgi, kui see ongi stop, siis sul tekibki segadus, siis ta laseb sul lihtsalt uuesti lüüa. Ja sellel hetkel ta lasigi, siis mina keerasin ümber ja siis ta ütles, ma ütlesin nendele kasti taga olevatele mängijatele, et ärge liiga. Ma arvan, et kui sa palli ei puutu, siis on nagu selles suhtes kõik korras, et kui sa löögile ei lähegi, sa ei tee mingit petet ega asja. Jooksed lihtsalt pallist mööda. Ja siis võid uuesti tagasi. Hoojooksu ajal sa ei jooks selle sammu tagasi, ei tohi enam teha. See on see Ronaldo reegel nii-öelda, eks ole. Või pallini jõudmise järel sa ei tohi. Ma ei tea, kui sa löögile reaalselt ei lähegi, siis seal, ma arvan, et see on lihtsalt... Ei, ma lähengi, võtangi niimoodi joogu, et kui siin kaamerast vaatab, et see on pall, siis ma jooksen siit, siis ma jooksen ümber palli ja siis võtan uuesti joogu, et see on lubatud. Nojah, aga kui sa seda kõike teed ja lööd, siis see ei ole lubatud, aga kui sa löögile ei lähegi ja hakkad nagu seal rääkima, siis see on nagu teine olukord. Ma arvan, on niimoodi. Võib-olla kui väga nagu selliselt mul tolles olukorras tekkis hirm nagu, et Saar loeb selle ebaõnnestunud penaltiks, kuna ta... Aga sa oleks... Okay. Tagantjärele sa oleks ilmselt pidanud siis ikkagi lööma, eks ju, aga jällegi, kui sul stop kõlab kõrvus, siis see paratamatult segab, eks ju. Äkki siin nagu loeb see ka, et kui kohtunik on nagu mõistlik, siis ma mõtlengi, igasugune normaalne mõistlik kohtunik nagu annab selleks uue võimaluse, eks ju, eriti kui ta ise nagu hüüdi stop, mitte ei tulnud kuskilt väljast midagi. Aga selle võiks välja juurde, et kas ma teen ühe tiiru ümber palli ka nagu seda ilmselt ei või teha. Kui sa ütled, mingisugune reegel oli ka, et tagasi ei või sammu teha, sa ei või seda löögipetet teha, nagu see Neymar siin oma Brasiilia päevadel lõi. Palli ümber sa ei või seal tantsida, see on nagu kindel täiesti, et seda ei tohi enam teha. Seal mingeid... Ei, ma ei räägigi, et ma tugi jalga paika ei pane, ma lihtsalt jooksen ümber palli, võtan nagu hoogu, et see on minu stiil. Alustad kuskilt külje pealt jooksmist üldse või värava juurest? Sõltub, kuidas suudad kohtunikule maha müüa selle, jah. See on ka küsimus, kas sa võid alustada jooksu värava eest näiteks, jah? Või värava joonelt? Jah. Nii hästi peast reegliraamat. See on hea küsimus. Sul peab olema peast. Peab see raamat siia võtma teine kord. Tee selgeks. Inimene ei ole tegevkohtunik enam siiski. Aastaid ei ole. Aastaid. Korra kohtunik, alati kohtunik. Oled sa tähele pannud, kui palju reeglid muutuvad aastatega vahepeal? See lihtne ei ole. Kui sa näed seda, kui mina näen Margus Kotterit praegu siin mänge vaatamas, siis ikka kohtunik. Ta on vaatleja, ta ongi asjas sees. Oleks päris piinlik, kui ta ei teaks. Hannes Kaasik, kohtunik. Hindab teisi ja vaatleb, jah. Uno Tutk, ikka kohtunik. Mitte see kohtunik. Sa nimetad endiselt sa loetad kohtunike vaatlejaid praegu. Kes on endiselt vägagi asjas sees. Kes on mängus... Hannes Kaasik jumal. Kes on mängul ametis konkreetselt selle ülesandega, et hinnata kohtuniku tegevust, mis minu meelest eeldab seda, et ta võiks teada kohtuniku tõreid. Ta ei ole enam kohtunik. Juri Fischer. On seal arenguid või? On seal arenguid või? Arenguid otseselt siin kritiseeriti ka teid ja teie portaali, et kuidagi vaikselt kajastatud, et see peaks olema suur skandaal, suur teema, aga kuidagi läheb vaikselt. Seal lõpuks jääb, eks ju, sõna vastu. Ma siin rääkisin ka mõne kohtunikuga eelmisel nädalal, seal see, mis kõlama jäi, see, et mitte kellegile küll nagu viimasel ajal ei ole mingisugust sellist asja olnud, et ma ei tea, Aivar Pohlak kuidagi mõjutaks neid või helistaks enne mängu, eks ju, nagu selle rääksime eelmises saates kohtunikule. Et see võib-olla, kui mingid sellised asjad juhtusid, siis need jäid ikka väga-väga ammuses aega. Ja ma arvan, väga paljude asjadega ongi see, mis nagu eelmine kord me rääkisime pikalt, et omal ajal toimunud asjad nii-öelda lohisevad kaasa siiamaani sama inimesega. Jaa, see Fischeri asi ju ei ole ju väga vana asi. Ei ole väga vana asi. No sellest me nagu Raul ütles sõna vastu, eks ole, et siin ongi nagu see, et väga raske on, nagu üks ütleb, et nii oli, teine ütleb, nii ei olnud. Kuna ise kõrval ei seisnud, siis ei saa ju väita, et kas oli või mitte. Jaa, aga mõtle, aga see on väga hea point, kus ma seda kuulsin, et oleks mõnes nii-öelda suures jalgpalliriigis selline teema üleval. See ju uuritakse risti-põiki läbi, ma ei tea, kasutatakse kõiki võimalusi, et teha selgeks, kas on selline asi aset leidnud või mitte. Aga siin lihtsalt... Me maha ka nagu ei ole vaikinud, ma ütleks, seda asja. Ei meie ega teised nagu. Ei, no ongi, see asi ei lõhna hästi, kindlasti ei lõhna hästi. Nagu mõtlesime eelmine kord. Halvasti. Kohtusüsteem peab olema sõltumatuna. See on ju... Sellest saavad kõik aru ju. Ja ma ütlen, kui sa oled jalgpalliliidu president, siis kohtunike osakonnaga nagu selliseid vestlusi pidada või see on nagu, minu jaoks on see nagu mingisugune punase joone üle. Täpselt nagu me ütlesime, minu meelest ütlesin ise või kuidagi ütles keegi teist, et eelmine kord ka, et siin on mingid asjad, mis nagu mitte ainult mis peavad olema nagu nii-öelda puhtad, aga nad peavad ka nagu näima nendena.
see ei saa nii, et sa ajad siin pärast mängu kohtunikuga väljaku ääres juttu nagu ja Eestis võiks seda ju teha, kõik on kõigiga tuttavad. Ei ole ju okei. Sellepärast kohtunikud lähevadki otse ära riietusruumidesse, eks. Et see sai nagu minu meelest väga selgelt välja öeldud eelmine kord, et muidugi see ei ole okei, kui mingi suhtlus käib. Kuskilt otsast ei ole. Häda on see, et täpselt kus sa võtad need konkreetsed tõendid, et keegi ütles kellelegi midagi või keegi tegi mingi otsuse. Mida ta täpselt ütles, või kuidas ta täpselt ütles, aga isegi kui nagu, kui seal on mingisugune nagu selline mõjutustegevus nagu suunal Poolak versus, või Poolaks kohtunike osakond, kes on seal, ma ei tea, mustas listis ja kes ei ole, see on selgelt see on bullshit, sellist asja ei saa olla. Mitte, et sellist asja ei saa olla, vaid sellist asja ei tohi olla. Ma mõtlesin seda, ei tohi olla. Lihtsalt igaks juhul. Saab muidugi olla. Ei, väga õige parandus. Ei tohi olla. Hakkame salvestama. Selles mõttes on hea, et ma salvestan juba viimased 5 aastat kõik oma igapäevaseid tegevusi. Selge. Teen omad järeldused. Kaamera käib kogu aeg. Et juhul, kui mingi teema tekib, siis vaata, võtad välja, vaata, kuulame üle. Ei aga nii ongi. Vot nii, selline oli tänane saade. Pikk ette järele episood 318. Kohtume järgmisel nädalal, kõik head.